Tere, täna on mul külla tulemas imeandekas, särav, loov, isegi ma ütleks loovusest pakatav Stella Terna. Tema luule on imeline ja me räägime omavahel kohe-kohe eluvalikutest, haavatavusest, julgetest otsustest. Ka mis juhtub siis, kui jõuab kätte aeg, kus inimene saab aru, et võib-olla keegi tema lähisuhetest, näiteks suhe emaga või isaga, on olnud pigem puudulik. Kuidas see mõjutab igapäevaseid otsuseid ja kuidas siis tervendada iseennast, et särava noore inimesena jätkata oma elu tähenduslikult ja õnnelikult. Ja paljust veel kohe-kohe hakkame rääkima sellest. Ole meiega. Tere tulemast tagasi Lilian Sage podcasti. Ja nagu ikka kombeks juba saanud on, see on koht, kus mina koos saatekülalisega räägime teemadest, mis on olulised, südamel, tähendusrikkad. Aeg-ajalt võib-olla keeruline käsitleda, aeg-ajalt toob lustakust ja rõõmu ja täna mul on erakordselt suur rõõm tervitada enda kõrval diivani peal Stella Ternat, keda ma elus füüsilisel kujul näen täiesti esimest korda. Ja ma olen nii tänulik, et sa võtsid vastu mu kutse tulla siia turvalisse ruumi ja arutada koos minuga teemasid, mida siis me koos siin looma hakkame, nii nagu mu raamat ka Mina, sina ja kõik meie vahel. Põnev on vaadata, mis meie vahel siin siis kohe juhtuma hakkab. Tere tulemast, Stella! Tere, aitäh kutsumast. Alguses sinu kutse läks mulle kuhugi postkastide unaresse kuhugi täiesti peitööks, et ma avastasin, et mul on selline kaust siin, kus on igasuguseid sõnumeid ja siis rõõm oli sinu sõnumit seal näha ja siis ma mõtlesin, et kui mind kutsutakse, mina hea meelega tulen. Absoluutselt ja minu võib-olla siuke põnevus on, et sa oled läbi oma luuleraamatu, mis sa välja andsid ja meil on kohe olemas ka siin Vabavoolu veele. Ja mina muidugi tervitan imearmast Külli Natkat, kes tuli mulle sünnipäevale koos sinu raamatuga. Et aitäh, Külli, tervitan sind. Ja see oli mulle väga soe kink, sest ma olin jälginud sind. Ma arvan, et paljud 100,000 eestlased jälgivad sind, saavad inspiratsiooni sinu luulest. Ja mind tõesti kütkestas see, kuidas sa kirjutad ja see, kuidas sa ka oma luulet loed. Et see on väga inspireeriv. Et räägi pisut iseendast, ja mitte ainult luuleraamatu raames, vaid et mis on luuleraamatut oled teinud? Mina ise ennast kirjeldaksin kui tõelist hunt kriimsilma. Ma ise hariduselt tegelikult olen üldse juuksur. Eestis olen õppinud juuksuriks 2018 kuni 2020, nii et sellest on aega möödas. Ja ma töötasin ka juuksurina mõnda aega, siis ma tegin sotsiaalmeedias tööd, et see põhjus, mille pärast ma sotsiaalmeediasse neid videoid postitan ja miks mulle see on pigem lihtne asi, mida teha, on see, et mul on seal valdkonnas palju kogemust nii enda persoonibrändi loomisel, kui ka siis ma olen teistele teinud sisu. Ja see oligi vahepeal päris pikalt isegi see töö, millega ma teenisin leibalauale ja mis mulle väga meeldis. Ja siis ma olen teinud naistele retriite, erinevaid naiste ringe, mentorlusprogramme, selliseid koos olemisi, kus naised saaksid tunda, et nad on kuuldud, nad on nähtud, nad saavad lihtsalt rääkida. Et mulle tundub, et meil elus on väga palju inimesi, kellega me saame justkui nagu vestelda, aga vähe seda kogemust, et meid kuulatakse. Ja siis meile kuidagi Anette Juurikuga oli siis selline ühine missioon luua naistele selliseid ruume, kus nad saavad lihtsalt tulla ja rääkida. Et mitte üldse selline koht, kus meie midagi õpetaks või kedagi kuidagi ütleks, mis on õige või vale, aga lihtsalt anda seda ruumi koos kuulata ja leida ka teisi naisi, kes mõtlevad sinuga sarnaselt, kes otsivad endale sarnase mõttemaailmaga sõbrannasid. Ja me tõime naisi niimoodi kokku ja see oli hästi lahe töö ka. Ja siis juhtus minu eraelus siis selliseid asju, mis inspireerisid mind seda raamatut kirjutama ja siis mina läksin seda raamatu teed, aga et ütleme see ettevõtlusteekond on olnud mul hästi kirev ja ma
väga olen nautinud seda, et ma olen ettevõtja ja tänaseks ma ei välista mitte kunagi ühtegi muud varianti selles mõistes, et never say never. Aga ma täna näen, et ettevõtlus on väga selline asi, mis lööb mul silma särama ja kus on nii lai selline mänguruum, et ma saan valida, kuhu ma nüüd mängima lähen. Ja kui varasemalt ettevõtluse esimesed aastad ikka on natuke sellised, et saab kuidagi punnitad ja täpselt ei tea veel, kus ja mis ja kas on õige ja kuidas neid kliente leida, et siis nüüd ma kuidagi tunnen, et nüüd on seda kogemust piisavalt palju ja kuidagi ressurssi ka tekkinud tänu nendele asjadele, mida ma olen teinud, et nüüd on avanenud selline, et kuhu ma nüüd mängima lähen, et kus ma tahan nagu, millisesse liivakasti ma minna tahan ja see on hästi mõnus. Mulle nii meeldib see lapselik lust, mis sinu sees on, et see on tõesti nagu, ma ei tea, kas teie kuulad, vaatad ka, saate juba osa sellest nakkuta, sellest emotsionaalne nakkumine on juhtumas või juhtunud ja mul on hea meel kuulda ja vaadata kedagi noort, kes ütleb, et ettevõtlus on lahe. Ma ei tea, kõik ettevõtjad, ma kujutan ette, et te praegu Ahmet on sisse, ütled, et meil jumal tänatud, et meil on sellised ettevõtjad olemas. Või sa ütled ka, et kui mänguline ja kui vaba ja loomulikult algusaastatel kõigil on olnud punnitamist ja ebastabiilsust. Ja võib-olla ka küsimust, et aga kuidas saab siis, kui äkki hakkavad juhtuma asjad. Ja need äkki ei ole võib-olla head asjad. Aga see usaldus ja julgus, mis sees on täiesti imetlust väärt. Väga äge, väga äge. Tänan. Ma ise tunnen, et ma teistmoodi ei oska. Justkui, et see on olnud hästi loomulik. Ja teisalt mul on olnud nagu justkui selline mõtlemisviis, et vahet ei ole, millise teekonna me valime ja mitte üldse, et kõlada väga morbiidselt, aga et ükskõik millise teekonna me valime, iga teekond on raske. Mingil määral nõuab pingutust. Et siis valige midagi sellist või selline teekond, mis on pingutust väärt. Et ma just hiljuti käisin ka noortele rääkimas siis sükestele põhikooli ja gümnaasiumiealistele inspiratsiooniloengut andmas ja ma ütlesin ka, et tänapäeval veel eriti kuidagi sotsiaalmeedias tundub, et tee seda ja siis sa saad edukaks ja seda ja tulevad miljonid ja ära mine palgatööle, et ettevõtlus on hästi lihtne ja et kõik sellised nagu, et tuleb hästi kergelt, et siis kuidagi kõik inimesed, kes on midagi loonud või kuhugi jõudnud, mitte ükski inimene minu juurest ei räägi, et see on olnud nagu selline, et see oli nagu nii lust ja lillepidu, et see nõuab pingutust ja see on tore, pingutamine on tore selles mõistes, et kui sa võtad seda niimoodi, et see teekond on põnev, et siis valige midagi, mis on pingutust väärt. Ja ma lisan siia juurde ja valige midagi, mis su südame põksuma paneb. Et ärge valige mingit magedat lugu, et teen savitaldrikut, sest niimoodi kõik teevad. Et vali midagi, mis tõesti on sinu jaoks oluline, mis loob sulle endale selle sirutuse soovi. Et ma saan ainult sinuga kaasa tulla, et mina olen aastast 2013 ettevõtja ja mõtlen samamoodi, et kui oluline see on. Küll aga ma mäletan, et esimestel aastatel ma mõtlesin selle peale, et ma ei olnud mitte kunagi varem müünud oma töötundi nii odavalt, kui ma ettevõtjana alustasin. Mitte kunagi. Ja ma arvan, et see on ka midagi, et ei saagi tulla seda samaväärilist nagu rahavoogu kohe sinna taha, aga uskuda ja usaldada, et asjad lähevad nii, nagu sa tahad. Ma arvan, et see on küll seda väärt, väga, ma korra lisan siia veel selle, et kui mina tegelikult selle luuleraamatuga alustasin, siis oli niimoodi, et ma kirjutasin ju luuletusi palju enne, kui see päriselt raamatuks sai, et see luuletuste kirjutamise protsess võttis natukene alla aasta aja. Ja kui ma kirjutasin oma esimesi luuletusi ja avaldasin neid siis eelmise aasta alguses, siis ma sain aru, et inimesed hoolivad sellest, neile läheb see korda, see kõnetab, see puudutab ja siis mul tekkis mõte, et aga ma võiksin ju juba enne raamatut käia esinemas luulega, et ma loen oma luulet hoolimata sellest, et mul veel ei ole raamatut, et kutsuge mind esinema. Ja ma panin sellise kuulutuse üles siis oma sotsiaalmeediakanalitesse, ma ütleks, et mul oli tollel ajal umbes 3000 jälgijat, mis olid eelmiste asjade käigus, kes olid nagu tulnud mu platvormile. Ja ma ütlesingi, et palun kutsuge mind esinema. Ja mulle kirjutas üks hästi-hästi armas raamatukogu Lõuna-Eestist, Orava raamatukogu. Ja nüüd, kes kuulab, võib mõelda, et kas te teate, kus kohas on Orava. Et see on väga-väga pisikene koht, osad teavad, osad ei tea. Ja nad ütlesid, et väga tore oleks, et meil on selline väike raamatuklubi, et sa võiksid tulla meile oma luuletusi lugema. Ja siis ma kirjutasin, et mul on Tallinnast 3 tundi sinna sõitu ja tagasi, et kui teil ei ole eelarvet, et äkki me saaks kuidagi niimoodi, et te maksate mul kütusekulu kinni, et siis ma ei jää nagu miinusesse. Mul oli tol ajal auto, mis võttis 10 sajale, nii et siis ma ütlesin, et
noh, et siuke 80 € kütuse peale, et noh, et äkki teeme siis niimoodi. Ja siis nad olid sellega nõus ja see oli väga tore. Ja ma sõitsin 3 tundi siis sinna raamatukokku ja seal ootasid mind küpsised ja tee ja kohvi ja 3 pensionäri laua ääres. Ja siis see raamatukogu juhataja ja siis üks naine veel, nii et 5 inimest istus seal laua ääres ja kui ma sinna ruumi astusin, siis ma olin niimoodi, et issand, kui tore. Ja siis ma istusin maha, ma võtsin läpaka lahti, ma lugesin siis läpakast luuletusi ja tund aega lugesin luuletusi siis 3 eakale väga toredale naisele, kes siis lõpuks ütlesid, et noh, et väga tore ja ootame luulekogu ja jah. Ja siis ma tänasin seal, ma sain, kinkisid mulle lillekese ja tänasid mind ja siis ma sõitsin 3 tundi tagasi Tallinnasse. Ja ma olin seal tagasi teel niimoodi, et fuck yes, et nagu yes, et saan teha, et kutsuti, et sain, et vahet ei ole, kas on 3 inimest, kas on 30 inimest, kas on 300 või 3000 või 30 000 või 300 000, et sa alustad nendest 3 inimesest. Ja need 3 inimest jäävad sulle nii eriliselt meelde, sest nemad olid need inimesed, kes andsid sulle esimesena võimaluse. Tegelikult ma igaks juhuks täpsustan, et esimene keika oli mul Ekoshi rahvaga, see oli väga lahe erapidu, aga teine just oli nagu see raamatukogu ja siis nüüd nad sellel aastal kutsusid mind jälle, et ma lähen sinna uuesti esinema ja siis mõtlengi, et millise nostalgiaga ma sinna lähen, sellepärast, et nii palju on aastaga juhtunud. Aga mina alustasin sealt 3 inimesest ja siis ma näengi, et ettevõtjatele ja üldse, kes alustavad oma kunstiga või mille iganes asjaga sa alustad, et siis ei ole see, et ma olen nagu liiga hea kuidagi, et minna nüüd 3 inimesele. Ei, et sa pead olema alandlik, et sulle on antud see võimalus ja sa haarad igast võimalusest kinni ja siis need võimalused lähevad lihtsalt suuremaks. Mis sa kasutad nii head sõnavara, et selle koha pealt, et sa pead olema alandlik. Mis sa arvad, kas see on hoopis see, et see on nii oluline olla alandlik? No see on see hinges, et ma arvan, et see hinges alandlikkus, et mind hästi kõnetab see, et see, mina vähemalt ei tee asju sellepärast, et ma saaksin hästi palju nagu mingit tagasipääga, sest nüüd peab see tohutult kõigile meeldima. Vaid ma teen seda missiooni, samamoodi ka seda podcasti, sest ma tean, et see on oluline mulle. Ja kui see on oluline mulle, siis ma julgen selle nimel seista. Ja kui see kõnetab kedagi teist ja see on kellegile teiseks abiks, siis see on väga suurepärane. Aga ma sellepärast ei jäta asju tegemata, mis on mulle oluline. Ja olla ka alandlik ja tänulik. Mulle meenub kohe mu enda raamatu esitlus. Ma mõtlesin ka oma keskmisele pojale, et ma ei tea, palju sinna Kuressaarde tuleb, 31 juuli on esitlus ja ei tea, äkki tuleb väga vähe inimesi ja ma mäletan, kus tema mulle ütles, et ema, sa lähed sinna, teed oma parima energiaga seda. Ma ütlesin, muidugi ma lähen sinna. Selle suhtumisega tulebki minna. Ja ma aeg-ajalt olen meenutanud neid olukordi, kus see mingisugune mõtte selline negatiivne poeg tuleb sisse, et kas see on ikkagi nagu päris see ja kuidas see välja kukub ja mida keegi arvab ja mulle tundub, et on sulle ka omanes või ei ole see? Ikka on. Ma arvan, et siis, kui raamat oli eelmüügis ja ta müüs eelmüügis väga hästi ja siis ma teadsin, et nüüd üks hetk, kui need raamatud tulevad, ma pean päriselt need raamatud inimestele saatma, et siis see vaakum või see pudelikael keris selliseks, et noh, et tõesti, et paljud inimesed on ostnud, äkki see ei ole see, mida nad arvasid või äkki see ei ole nii hea või et noh, et ikka tekkis, aga mitte midagi muud ei saa teha, kui end lõdvestada. Just, ja mulle tundubki, et ka lubada sellel olla, et mitte seda ära peita, eks ole. Ka mitte seda, et issad, aga mul on ootused ja siis need ei läinud nii ja mis kõik juhtub. Vaid, et ma olen ehe selles olukorras, ma olen tänulik ja alandlik elule ja samas suutlik teha neid samme, ma võtan enda vastutuse enda kätte. Mulle hästi meeldib see, kuidas sa ütled, et ma olen ettevõtja. Sest nii mõnedki inimesed, keda mina tunnen, räägivad enda kohta mitte ettevõtjad, vaid nad on vabakutselised. Et kuidas sina mõtestad, kes on vabakutseline, kes on ettevõtja? Mulle väga meeldib, no ma pean tunnistama, sa oled minu parteis lihtsalt, et mina pean ka ennast ettevõtjaks, mitte vabakutseliseks. Kuidas sina näed, sest sina loomingulise inimesena võiksid ka öelda, et sa oled vabakutseline? Tead, aga minu jaoks, kui ma olen öelnud, näiteks kui ma olin ka sotsiaalmeedia spetsialisti tööd tegin, siis ma ei olnud üheski agentuuris, ma leidsin ise endale kliendid ja tegin neile iseseisvat tööd, et siis ma olingi vabakutseline, aga siis ma olin vabakutseline sotsiaalmeedia spetsialist ehk siis ettevõtja. Et minu jaoks ettevõtja on ükskõik milline inimene, kes nagu omab kas mingisugust juriidilist keha ja teeb selle alt, pakub mingeid teenuseid või müüb mingeid tooteid. Seega ütleme niimoodi, et on väike ettevõtlus, on suur ettevõtlus, on ka see, et kas sa oled oma ettevõtluses niimoodi, et saad üksinda, et noh, mina tänase päevani olen üksinda, ostan teenuseid sisse, aga mul ei ole töötajaid või partnereid.
et aga ettevõtja oled sa nagunii, et minu jaoks seal ei ole mingit küsimust, et võib-olla kui seda sõna peljatakse või ise, et kuidagi pisendatakse ennast läbi selle, kas see on see point, jah? Jah, mulle tundub nagu see, et vabakutseline on see, et ma võtan nampsukese siit, nampsukese sealt, nampsukese kolmandast kohad, et mul on nagu valikuid, nagu ma olen vabakutseline, ma ei ole kellelegi ära lubanud ennast, mul on nagu vabadus ja siis ma tegelikult teengi täpselt neid ampsusid, mida ma teen. Ja võib-olla see on puhtalt minu tõlgendamine, kui ma kuulen neid inimesi. Minu jaoks see ettevõtja on tegelikult see, et ma võin minna ka pikaaegstesse kokkulepetesse, ma võin minna ka lepingutesse, ma võin võtta ka mingit osa, ma vastutan. Ja mulle tundub, et see ettevõtjaks olemine on ka see, et ma annan oma garantii ettevõtjana, et kui ma tulen teen, siis ma teen ka teatud kvaliteediga asju. Ja see on ka jätkusuutlik tuleviku mõttes. Ja ettevõtja tõesti võib olla samamoodi ühe inimese ettevõte. Et siin ma ei näe nagu vahet, aga mulle tundub jah, et võib-olla mulle endale on see kuidagi see üks on tõsisemalt võetav justkui, et üks on selline, nagu, et ma võin vabalt siis valida. Väga huvitav, sest mina mõtlen, et kui ma mõtlen, et ma olen vabakutseline, et siis ma lähen ka selle mõtlemisega, et ma annan enda mingi teatud kvaliteedi. Ma just teeme mõtlema, et ma võin ja mõtlema, et tegelikult vabakutseline teeb ka ju oma parimat. Teatris, kes teeb, on ju, ta annab ka ju oma parima. Täitsa nõus sinuga. Aga ma ei ole mõtestanud seda lihtsalt seda kuidagi käsitlust või kunagi eristanud neid. Mulle meeldib siin arutada teemade üle, mis on suhetega seotud, sest minu raamat räägib suhetest ja enne kõike suhtest iseendaga ja läbi sellega paari suhtest. Et sa oled, ma arvan, et tänaseks oled sa minu kõige noorem külaline, kes siin on olnud. See on au. Kunagi, see on nii naljakas, et ma ei mäleta, kes seda ütles, et ma pigem olen kõige vanem inimene trennisaalis kui kõige noorem hooldekodus. Jah. Noh, kui järgi mõelda niimoodi, eks ole. Nii et kuidas sinul enda vanusega on, et mis suhe sul endaga on ja enda vanusega on? Kui ma nii küsin. Ma ütlen, mina sain 28 nüüd veebruaris ja ma ütlen, et kõige õnnelikum, mis ma üldse olen olnud, olen ma tänases vanuses. Ja ma ise tõesti usun seda, et elu läheb vanusega aina paremaks. Ja just sellel põhjusel, et sa õpid iseennast tundma üha rohkem ja rohkem, sa õpid seadma oma piire, sa ei ole nii kergesti võib-olla heidutatud või kõigutatud teiste arvamustest, kuidagi juurdub see oma kese või oma isiksus rohkem sinna sinu enesesse. Aga see kindlasti ei ole automaatne, vaid see nõuab tööd. Lihtsalt aeg on tihtipeale see, et sa vajad nii seda aega kui ka seda tööd, et nad käivad käsi käes. Et mina sellisele nagu teadlikule enesearengu maailmasse, kus ma päriselt hakkasin mõtlema, et okei, miks ma olen selline, kes ma olen, miks mul on teatud mustrid, mis mul on nii paari suhtes kui see endaga, kus need pärit on, kõiki neid küsimusi, et kui me näeme kedagi sellele teele minemas, et inimene nagu ärkab sellesse, et appike need asjad mõjutavad mind, siis ma kutsun seda sellest NPC-st üles ärkamiseks, ehk siis, et sa kuidagi sellest programmist niimoodi avad oma silmad, et tegelikult ma saan ise nii palju mõjutada ja ennast mõista, et siis mina sellele teele läksin 2020 või 2021. Et nüüd on see ikkagi 5-6 aastat kestnud protsess. Mina saan 21 aastat vanema, ka veebruaris sünnipäeva tähistava naisena öelda, tõepoolest läheb ainult paremaks. Ja enesega suhe läheb kindlamaks, selgemaks, julgemaks, läheb aina paremaks. Nõus. Võin ma küsida sinu käest, mis siis juhtus enne seda, kui sa läksid enesearengu teele? Sest tavaliselt öeldakse niimoodi, et harmooniline abielu on kõige suurem arengupidur. Selles mõttes, et ei ole ühtegi sellist kriisi olukorda, mis nõuaks justkui spiraaliline arengut. Ja sellepärast, mulle hästi meeldib, Ester Perel ütleb ka selle kohta, et meil on tänasel maastikul 2-3 pikka pühendunud suhet. Mõnel on need omavahel, et see arengukeerd käib ära, me ei vaheta partnerit välja. Mõnel puhul me vahetame partneri, sest meie partner ei tule kaasa selle arenguga ja minu enda arengukeerd nõuab teistsugust partnerlust. Ja siis on jällegi vaja seda teistsugust partnerlust, eks ole. Et õnnelikud on need, kes saavad sama partneriga koos areneda. Minul ei ole olnud seda õnne. Jah, minul ka mitte. Aga ma ei vähenda seda ideaali nagu võimekust, eks ole. Ja ei tee ka maha nagu seda, kes siis on läinud
oma uue partneriga sellel arenguteel, Mhm. et seda ka. Aga mis siis juhtus? Ma arvan, et seda, kui me kirjeldame seda arenguspiraali, siis seal võib olla see, et sa lähed nagu ühest ja teisest ja 5. ja 7. faasist nagu selle sama partneriga läbi, aga siis kuskilt, ongi täpselt see katkeb ja siis sealt enam edasi ei lähe. Et mina, kui natukene ma avan oma tausta, siis mina olen Ole kasvanud hea. mina olen kasvanud ilma isata, et mind on kasvatanud peamiselt ema ja minu väga vahvad teised sugulased, kellega ma olen lapsepõlves palju kokku puutunud, aga mis on olnud puudu, on olnud siuke tugev isa figuur, kes oleks olemas ja mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan aru, et ma tegelikult olen olnud suur isa-tütar. Tegelikult on ju või vajanud seda ja ma arvan, et see on väga paljude tüdrukute ja naiste nagu teema justkui ja see, kui sul on puudu see isafiguur, kuidas see mõjutab seda, kuidas sa suhtud meestesse ja mida sa nendelt nagu vajad ja kuidas see kõik pärast suhetes välja paistab. See on väga suur töö. Et mina väga noorelt läksin paarisuhtesse, ma olin 15 ja see paarisuhe lõppes, kui ma olin 19. Kodust ma kolisin välja, kui ma olin 17. Me kolisime siis kokku tolle partneriga ja 15 oli, kui ma läksin tööle. Ehk siis ma hästi ruttu, hästi vara iseseisvusin, hakkasin elama seda gümnaasiumi kõrvalt, et ma käin tööl, maksan makse, mul on partner, ma elan taga koos, et hästi-hästi vara tuli see kõik. Ja siis see suhe lõppes minu soovil, siis ma olin mõnda aega vallaline ja siis kohtasin oma järgmist elukaaslast ja me olime koos 7 aastat. Ja siis see suhe lõppes tema poolt sooviga. Ehk siis ma olen kogenud nii nagu seda, et mina olen see, kes nii-öeldes nagu otsustab lõpetada suhte, kui ka see, kellega otsustatakse lõpetada suhe. Ja see, kui mina enesearengu teele läksin, siis see kindlasti ei tulnud ühestki lahkuminekust, aga see tuli sellest, et minu jaoks on alati või minu suurim muster on olnud see, et ma olen väga tahtnud inimestele meeldida. Et ma olen kuidagi kogu aeg loed seda teist inimest, et kas ma nüüd sobin sulle, sulle meeldivad sellised asjad, okei, siis ma natukene nagu mugandan. Alguses oli see väga alateadlik, siis kui sa lihtsalt ei tea, et sa teed seda või et saaks ka kuidagi teisiti. Ja siis, kui ma hakkasin seda mustrit üha rohkem ja rohkem tajuma, et ma lähen vastuollu sellega, kes ma päriselt olen ja see, milline ma proovin justkui näida või milline ma arvan, et ma peaksin olema. Ja see hakkas mind niivõrd rusuma, et see murdepunkt, kui ma jõudsin esimest korda siis selle terapeudi kabinetti või õigemini konstellööri kabinetti oli tollel hetkel, siis ma ütlesin talle, et mul on nagu 5 taldrikut korraga õhus ja ma ei mäleta isegi enam, et milline, et mis taldrik, või milline mask kuidagi on nüüd õige või vale või mis need üldse on olnud. Ja ma ütlesin talle, et ma ei tunne, et ma saan nagu olla mina ise, et ma ei julge või ma ei oska või et ma kardan, et mind jäetakse maha. Et minu suurim hirm on olnud hülgamishirm ja sellest tervenemine on võtnud aastaid. Ja selle raamatu algus on tegelikult hülgamishaava lõpueksam. Mulle meeldib niimoodi öelda. Sest see oli see, et kui juhtub midagi, mida sa kõige rohkem kardad ja mida sa oled proovinud kuidagi alateadlikult aastaid vältida, et siis mis siis saab? Mis siis eluga juhtub? Mis siis eluga juhtub? Mis siis sinuga juhtub? Mis siis juhtus? Juhtus see, et siuksed esimesed, üldse see esimene hetk, kui see nagu info või see vestlus tekkis, on ju, et meie kooselu enam ei jätku, mis tuli minule natukene ootamatust kohast tagantjärgi, alati me tagantjärgi tarkus on tagantjärgi tarkus, aga selles hetkes ma ei osanud seda oodata. Ja siis ma helistasin sõbrannale ja ütlesin, et kõik laguneb. Et mu maailm variseb kokku, kõik lagunes. Ja siis naljaks on tagantjärgi mõelda, kui lapse tasandilt see kogemus tuli. Sellepärast, et kui lapse elus lahkub tema lapsevanem, siis selle lapse elu lagunebki. Sest see on otseses seoses sellega, kas ma jään ellu. Aga kui täiskasvanu elus lahkub partner, siis tegelikult laguneb see suhe. Aga tegelikult sinu töö, sinu isiksus, sinu sõbrad, sinu tervis, kõik jääb alles. Ehk siis see oli huvitav, kui sügaval lapse tasandil ma tegelikult seal nagu ära käisin. Ja seda endale teadvustades sain ma kujutan ette oluliselt pehmema kogemuse, kuna mul oli seda tööriista ja neid teadmisi, et ma toimetan praegu sellisel tasemel, et väga huvitav. Ja siis tegelikult ei juhtunudki midagi muud kui see, et oli väga valus ja kõiki tundeid oli vaja kogeda. Oli vaja kogeda kurbust,
tahtsin väga põgeneda ohvrirolli eest, minu arust, kui inimesed on selles teadlikus maailmas, siis kui tuleb mingi selline krahh, siis sa proovid intellektualiseerida ennast sealt väga ruttu välja. Et jaa, ma tean, need asjad, selge. Ei, ma ei ole mingi ohver. Vaata, et hakkad nagu ennast kuidagi kohe üles nagu putitama. Ja siis ma käisin ka oma nagu konstellööri juures või terapeudi juures, kes ütles, et Stella, sa ei saa seda vahet vahele jätta. Sa oled inimene ja sa pead kogema, sa pead lubama endal olla ohver, sa pead lubama endal kogeda kurbust, häbi, viha, kõiki tundeid, mis sellega kaasa tulevad. Et sa ei saa siit, ükskõik kui teadlik sa oled inimene. Ja siis ma pidin neid tundeid seal järjest kogema ja nii, kui ma neid kogesin, siis see raamat oli see, kuhu see kogemus voolas. Iga tunne voolas mingit moodi minust välja luulena ja see aitas mul tohutult protsessida. Eriti seda alguse kõige suuremat nagu krahhi. Et sul oli tegelikult olemas tööriist ja viis, kuidas oma emotsioone kirjeldada, lubada olla, anda selle reaalsus. Sest väga sageli ju inimesed tunnevad küll tundeid, aga nad ei anna selle reaalsust. Sest mul ei ole kedagi, kes tunnistaks minu kurbust, keegi tunnistaks mu leina, tunnistaks mu lootuse purunemist, et sellel ühel päeval ma juba nägin meie lapsi koos, ma juba nägin tulevikku koos ja seda ei sünni. Et see on ju tegelikult see, mis jaa, see tuleviku projektsioon. Jah, et mind jäetakse ilma milleskist, mida ma olen unistanud, üles ehitanud, ma olen vaeva näinud, ma olen panustanud ja siis äkki keegi ütleb mingil põhjusel ja võib-olla ma ei saa aru isegi põhjusest. Kui ebaõiglane see kõik on. Ja arusaamatu. Ja väga paljud meist, sinul oli luuleraamat võtta, sul oli loovus võtta. Väga paljud sel hetkel kapselduvad ja siis aitabki see intellektualiseerimine, see aitabki see ohvrirolli minemine, see aitab teise süüdistamine, sest kuidagi tuleb funktsioneerida edasi. Et ma terapeudina saan väga hästi aru, kuidas kaitsemehhanismid töötavad. Et lapsena meil ka on välja kujunud kaitsemehhanismid, et meie närvisüsteemi kaitsta. Et nad ei ole lihtsalt mingid naised nagu head asjad, et kunagi oli äkki võib-olla, et keegi on õppinud midagi tegema, on ju. Kaitsemehhanism tuleb minu närvisüsteemi kaitsma. Järelikult ma ei ole valmis lapsena teistmoodi käituma. Ta aitab mul reguleerida ennast. Täiskasvanuna see närvisüsteemi äraõpitud mudel hakkab takistama minu enda ühendust teiste inimestega. Sest mul automaatikaga käivitub see sama mudel. Ja kui ma täiskasvanuna suudan hoida oma piire, kui ma täiskasvanuna olen oma keskmes, kui ma saan aru, mis on minu vajadused, mis on minu soovid, mis on minu valmisolek, kuidas ma austan ennast, mida ma oma paari suhtest ootan. Et siis täiskasvanu mul võiks olla juba oskus ja suutlikkus ennast väljendada. Ja siis olla kuuldel, kui teine ennast väljendab. Aga ometigi väga paljud täiskasvanud seda ei tee, sest automaatika, refleks kaitsta ennast võtab üle. Ja minu meelest see on nii ilus, et kui ma lugesin ka su luulet, tõesti see puudutab siis olla selle teekonnal koos sinuga läbi viha, läbi valu, läbi kurbuse, läbi lootusetuse, läbi igatsuse. See mind väga kõnetas see jah kallis, et kui kaua see jah kallis, et kui kaua ma veel mõtlen selle peale jah kallis, eks ole. Ja kaua tuleb aega anda leinata. Ja väga paljud inimesed ütlevad, et kuidas on lein õige. Ja ma olen seda meelt, et lein on lein. Keegi ei saa öelda, mis on õige. Keegi ei saa öelda, kuidas on õige. Keegi ei saa öelda, kui kaua see peab kestma. Aga üks asi on kindel. Lein on unikaalne, iga inimese jaoks omane. Ja lein on midagi, mida tuleb kogeda meil kõigil mingites protsessides. Ilma selleta ei ole võimalik jõuda teisele poole kallast. On nii. Et sellest ei ole pääsu, kui sa tahad, et elu jätkuks. Ja see elu jätkub rikkamana ja teisiti. Aga et sealt ei ole pääsu. Et see tunnete tundmine, tunnete lubamine, nende vastuvõtmine, selle enda osa, kaotatud osa taas enda embusesse võtmine on minu jaoks isegi see märksõna. Ma emban enda kaotatud osi, enda emotsioone, luban neil olla ja tean, et nad ei lõhu mind, vaid need on minu osad. Ja samas ka see, et mina mingi aeg tundsin, et kui mul oli hästi pikalt, või ma ei tea nüüd kui hästi pikalt, aga ütleme paar nädalat selline plokk, et ma teadsin, et nüüd ma justkui liigun järgmisesse mingisse faasi või tundesse,
aga ma ei julge seda endale tunnistada, ma põksin selle eest nagu igatipidi kuidagi proovin peitu pugeda ja proovin kuidagi muud moodi, et ma ei peaks seda endale tunnistama. Ja mul oli see hirm selle tõttu, et ma arvasin, et kui ma seda endale tunnistan, siis see faas kestab igavesti. Et siis see ongi nii ja jääbki nii. Ja see oli tegelikult tunnistamine, et ma ikka veel armastan, ma ikka veel igatsen. Et sa võid nagu justkui minna nagu lahku või mis iganes, aga see tunne ju ei kao niimoodi päeva pealt ära, on ju, kui sa oled väga kaua kellegagi koos olnud. Et siis tunnistada ka, et jah, et ma armastan ja jah, ma igatsen. Et ka see oli selline hästi suur murdepunkt, ma mäletan nagu minul. Ja siis, kui ma lubasin sellel ka eksisteerida koos kõikide nende teiste tunnetega ja samas mõelda, et tegelikult ka see on väga ilus. Et see on ilus, kui ma suudan armastada ja et on olnud keegi, keda armastada, on ju. Et siis tegelikult need kõik koeksisteerisid nii kaua, kui neil olid vaja. Ja siis nad üks hetk tervenevad ja mul oli hästi ilus kuidagi selline kuvand, et ma kolisin välja siis sellest kodust ja ma kolisin oma parima sõbrannaga kokku. Tema oli ka just oma elus sellises faasis, et hei, mul on vaja kodu, on ju, temal ka mingid murdepunktid ja mõtlesime, et koos on kergem. Ja siis, kui ma sinna kolisin, siis minu magamistoas oli siuke telliskivisein. Ja esimestel päevadel, kui ma seal olin, siis ma pikutasin oma voodis ja kardina vahelt tuli selline väikese viirg sinna telliskiviseinale. Ja ta oli nagu leek, aga ta oli väga intensiivse kontrastiga. Ja ma tegin sellest pilti ja see meenutas mulle armi. Veritsevat, lahtist haava. Ja siis ma kolisin sealt korterist välja siis 7 või 8 kuud hiljem, 8 kuud hiljem. Ja siis viimastel päevadel, kui kolimiskastid olid juba seal pakitud, siis sealt kardina vahelt jälle sinna seinale samasugune viirg, aga väga õrn, peaaegu mitte nähtav. Ja siis ma tegin sellest ka pilti ja mõtlesin, et vau, et see korter ja see kodu oli selle aja jaoks, kus ma saaksin terveneda, kus see haav kasvab kinni ja sellest on alles jäänud arm. Arm, mis on mulle väga oluline, arm, mis meenutab mulle väga olulist perioodi oma elus. Aga et kuidagi, et see korter andis mulle ka märku või ma nägin sellest seda märki, et vau, et see arm on nüüd kinni kasvanud ja võib-olla saan kaamerasse seda näidata. Sellest samast nii-öelda see viirust on. Jaa. Et see oli siis see, mis ta oli enne või see esimene nii-öelda. Ja et tegelikult lahe, et need pildid ka, mis mul siin raamatus on, neil on mingi tähendus või lugu. Jaa, et see on ju oluline lubada ka enda armidel või enda haavadel kasvada, kokku, terveneda, olla hell. Et ma usun sellesse, et kõik hoolitsetud haavad paranevad, aga nendest tuleb hoolitseda, et lihtsalt aeg ei paranda neid. Kindlasti mitte. Ja kuulan sind ja mõtlen, et kui vägeva elu sa oled juba noore naisena ära pidanud või elanud. Sa oled taibanud 28, istud siin ja sa oled juba ära taibanud, et milline mudel on sulle kaasa antud lapsepõlvest. Et isa, ma saan aru, et isata kasvamine või isa puudus on andnud nii tugeva pitseri sulle sinu elule ja paarisuhetele. Väga. Ja minust terapeut ütleb, ma küllap oled sa ikka isa teemaga juba tegelenud ka. Kindlasti. Ja ma loodan, et ka isal on mõned kirjad kirjutatud. Isaga on isegi teraapiaruumis kohtutud. Nii et ma olen väga tubli, suuri asju teinud. Nii et ma saan aru, et kui keegi tunneb ennast ära praegu ja ta ütleb, et tema paarisuhted mingil põhjusel ei õnnestu. Ja sa näed, et sinu partnerlus kisub kiiva ja sa oled kasvanud samamoodi üles ilma isata või isa on olnud, aga kes on väga-väga distantne. Tee see samm, nii nagu Stella sina oled teinud ja mina olen teinud ja paljud teised, et võta see aeg ja klaari ära suhe oma isaga. Sest see suhe mõjutab nii tugevasti paarisuhte vundamenti. Nii nagu suhe emaga paarisuhte vundamenti. Ja kui see ei ole paigas, siis on väga keeruline. Mulle hästi meeldib see ütlus, et ma ei mäleta, kes seda ütles, et kui me paarisuhet loome, siis paarisuhte maja loome ja mina kasutan ka Gottmanite paarisuhte maja oma raamatus, et kui me maja ehitame paarisuhtele, siis me ei alusta ju magamistoast. Mingil põhjusel me alustame vundamendist.
Ja vot minu jaoks on ka see, et kui see vundament on mul paigast ära, siis ma võin ükskõik mis materjaliga see maja sinna peale ehitada, see lihtsalt ei pea. Ta võib lühiajaliselt olla mul kasutused. Ta võib olla mul väga praktiline ja kiiresti ehitatud, aga talve ta üle ei ela. No nii nagu 3 põrsakese lugu meil oli, eks ole, me mäletame seda hundi lugu, just. Aga tellistest tehtud maja pidas vastu. Võttis aega, nõudis pühendumust, nõudis ka pingutust, nii nagu sa ütlesid ka, et ilma pingutuseta mitte midagi ei juhtu, aga maja sai tugev ja see pidas vastu tuultele, tormile, sisserammimisele, kõigele pidas vastu, eks ole. Ja ma arvan, et see on nii oluline märkamine, et milline on see minu vundament, kus ma teel olen läinud perekonna mõttes ja kas ma saan aru enda mudelitest, mis ma kaasa olen toonud, et ilma nendeta kuidagi oleks raske taiplikult nagu edasi liikuda, aga tulen tagasi selle juurde, et mis sa täna, kui sa mõtled, ma ei tea muidugi, mis suhtes sa täna oled, et kas see suhe, kus sa täna kas see luuleraamatu viimane ots kirjeldab seda, kus sa täna oled? Et mida sa tänases suhtes oled õppinud? See oli väga sügav. Oi, sest nii palju ma kuidagi, ega tegelikult see, et ma üldse uuesti armusin, see oli selles mõistes ju täiesti planeerimata. Tõsi ka. Kas sina planeerid armumisi? Ei, aga... Mina ei ole kunagi planeerinud armumisi, aga ma mõtlesin, et kas äkki armused sul on kontrolli all. Ja, ma arvasin, et ma siin kõvasti planeerin, et kaua ma ikkagi siis vallaline olen, et ma tegelikult keskendusin väga palju sellele, et minu elu ja ma tahtsin kuidagi, et kui elus üldse, esiteks ma olen oma loomult äärmiselt suur romantik ja melanhoolik, pole ime, on ju, et sellised asjad sünnivad. Teisalt see, et kui olulised on olnud, siis need mehed ja see paari suhe ja kõik just selle isa puudumise projektsiooni tõttu, on ju, et siis ma kuidagi tundsin selle tervenemise perioodi jooksul, et minu elus on olnud niimoodi, et siin on minu töö, siin on minu, ma ei tea, õpingud, siin on minu hobid, siin on minu pere ja siis see paari suhe on kuidagi ebaproportsionaalselt suures nagu rollis, et see on nagu justkui see kõige olulisem osa ja see võtab meeletult ressurssi, et ma kuidagi tahaks oma elu saada niivõrd tasakaalukasse kohta, et kui see paari suhe sinna tuleb, siis ta on üks asi, mis lisab mu elule väärtust ja mis on tore ja mille eest ma olen väga tänulik, aga ta ei hakka niimoodi oluliselt varjutama kõike muid väga toredaid asju ka mu elus. Et mulle tundub, mõtlen selle peale, mõtlen, et suurepärane. Vaata minu raamatus ma täpselt sellest kirjutangi, kuidas inimese enda elu auditeerimine algab sellest, et ma vaatan oma elu tasakaalu ja kuidas paari suhe on 1/8 sektorist. Ja see ei võta ära rohkem teiste alt, eks ole. Ja kui see on olemas, siis mul on teistega ka, aga kui mul et ta ei saa olla nagu üks suur asi ja siis teised on natuke väikesed nagu rosinakesed või nagu niimoodi. Või teisejärgulised kuskil see prioriteetide. Ei saa olla, eks ole. Ja minust on nii äge, kui sa ütled, et ma märkasin, kui tasakaalust väljas see on. Ja ma arvan, et ma näen seda palju, et kus inimesed tegelikult ei olegi, sina 28-aastasena, minul läks ikkagi juppi aega aru saada tegelikult, kus tasakaalus minu elu on. Minu suured muutused algasid oma elus ikkagi, ma olin 40 või ma olin 40 lävel. Nii et kadedusega vaatan noort naist ja mõtlen, et näed, ta on juba õppinud ja tervitan siin oma tütar, kes on samamoodi 28-aastane ja vaatan teda ka sama imetlusega, et küll on äge see noor põlvkond, kes õpib hoopis teistmoodi ja ma näen, et vähemalt 10-12 aastat varem on jõutud nendesse kohtadesse, kus minu põlvkond jõudis. Et see on tegelikult nagu äge muutus. Ja see on väga lahe privileeg. Ja, et ma saan ainult tunnustada seda. Aga tulles tagasi nüüd ka selle paari suhte juurde, kus ma saan aru, et sa niimoodi mõnusalt planeerinud armuda ei ole, aga näed armusid. Armusin ja alguses veel kogesin nagu justkui sellist nagu, et täitsa pekkis. Ma mäletan, ma käisin niimoodi ringi ja sõbrannadele rääkisin, et ma kohtasin ühte meest ja nüüd on täiesti pekkis, nüüd on nagu nii pekkis. Ja siis nad küsisid, mis asi on nagu pekkis. Ja siis ma mõtlesingi, et minu maailmas ma olin nagu planeerinud või inimesed vaata räägivad, et sa pead olema nagu ikkagi, et võtta endale mitu aastat aega, kui sa oled vallaline, õpi ennast tundma ja kõike. Et siis minu kogu see plaan seda teha läks nagu luhta, on ju, et ma ei saa käest lasta, kui tõesti on keegi, kes mulle väga meeldib. Et siis kuidagi, ja siis teisalt oli see, täitsa pekkis see tunne, et ma pean jälle oma südame panema sinna joonele, et ma pean jälle riskima sellega, et kui ma armun ja armastan, et siis
ma võin jälle saada haiget, sest armastamisesse on sisse kodeeritud risk saada haiget. Kui seal ei ole seda, siis noh, ma näen, et siis ei ole päris armastus, Ei sest ole. see ongi risk. Et minu raamat lõpeb ka sõnadega, et armastamine on kõige julgematele inimestele siin maailmas ja väga Nii on. paljud ei julgegi. Nii on. Et siis iseennast ka kuidagi sellesse kohta viia, et okei, et ma olen valmis uuesti riskima, et eks ikka, kui inimene seal kaljuserva äärel seisab, siis ega ta seal tollel hetkel seal hüpata ei taha, et siis, aga ma tõesti tundsin, et see on hüppamist väärt. Ja huvitav on ka see, et kui ma vaatan tagasi sellele ajale, et üldse, et kui me armume, et see on nii intensiivne hormoonide, kehakemikaalide, igasugune tunnete kokteil, et ma mingi hetk esiteks tundsin, et appi, ma tahaks juba elada selles tavalises argipäevas, kus me elame koos ja kuidagi, et kõik asjad on niimoodi nagu rutiinsed, et ma olen väsinud nendest meeletutest nagu hormoonikokteilidest ja teisalt, mis oli väga huvitav, mida ma ei ole varem kogenud, oli see, et see armumine oli ka väga valus. Ja see oli valus sellisel viisil, võib-olla keegi tunneb ennast ära ja siis, sest mina ei olnud kuulnudki sellisest nagu efektist või ma ei olnud ise kogenud, ma ei osanud alguses aru saada, mis minuga toimub. Oli see, et kui me veetsime aega koos alguse aegadel, siis mul oli nii tore, tundsin ennast nii turvaliselt, nii hästi, nii hoituna, nii hästi kohelduna, et mul oli hästi tore ja siis, kui ma tulin koju, siis ma olin tohutult melanhoolne ja ma olin nii kurb. Ja ma nutsin ja siis ma ütlesin oma korterikaaslasele, et ma ei saa aru, mis mul toimub, et nii kui ma jõuan koju, et ma mentaalselt täiesti nagu crashin, et ma ei ole kogenud sellist kurbust oma elus üldse, mis ei ole, ma ei tea, kas ma saan teda kutsuda kurbuseks, aga ta on nagu lein. Lein selle ees, et ma tunnen ennast nii turvaliselt ja mu närvisüsteem ei ole mitte kunagi sellist asja kogenud. Ja see jooksutab mu süsteemi lukku osaliselt sellepärast, et vau, et ma saan seda kogeda ja teisalt, et aga ma ei ole kogenud seda varem. Ja see, mida sa räägid, on ju väga-väga ilus. Väga. Ja nii valus. Et nii ilus, et ma tunnen kellegiga nii hästi ennast, turvaliselt hoituna, et terve maailm võib uppi käia, sest ma olen kellegi turvalises embuses, piltlikult öeldes. Ja just ka selles kuidagi, et ka ma mingi aeg läksin sealt veel nagu edasi selle mõttega, et see on ka natuke sisemise lapse teema. Et see minu siuke 5-aastane oli seal niimoodi, hei, kas ma võin nüüd tulla? Ja siis et siis see ruum soosis nii emotsionaalselt kui energeetiliselt seda, et see mu sisemine laps sai nagu, et kas tohin ennast näidata? Ja kas olen vastu võetud? Ja kas ma ei ole liiga palju või kas ma ei ole liiga cringe või kuidagi, et kui ma sain nagu siis välja tulla ja samamoodi näha ka teises, et ka tema siuke 5-aastane poiss tuleb nagu välja ja siis mul vahepeal olid täiesti sellised nagu mõttepildid, kus mina olen väike ja mu praegune kaaslane, mu elukaaslane, et tema on väike ja me koos niimoodi kuskil mängime midagi või nokitseme või ta näitab mulle mingeid mutreid või ja siis me kükitame seal niimoodi, et täiesti selline nagu sisemiste laste mäng. Ja see on selline asi, mida ma ei ole elus varem kogenud ja see on kuidagi toonud nii palju sellist nii puhast hoidmist ja õrnust ja sellist nagu pehmust, et ma iga päev olen selle eest nii tänulik. Väga tänulik. Ja vaata see, mida sa ütled praegust, ongi ju, et kui julge töö ja julge tegu on armastada. Ja armastada ei ole võimalik suletud südamega. Ei ole võimalik. Ja minu jaoks ka armastada avatud südamega on ainus võimalus elu üldse elada. Ja see risk, et ma saan haiget, on tegelikult sinna sisse kirjutatud. Ja tõenäoliselt ma saangi haiget. Mitte sellepärast, et see armastus kaob, vaid kui armastatakse ja ollakse lähedased, emotsionaalselt lähedased. Ja kui ma enam ei sobitu sulle ainult, vaid ma julgen näidata iseennast, nii nagu sa enne ütlesid, mul oli 5 taldrikut on õhus, et need on need maskid, mida väga paljud ju inimesed teevad, et ma panen maski ette ja ma näitan endal mingit maski ja siis ma peibutan inimesi enda ellu, kellele see mask meeldib. Aga mina maskidega olen ju keegi teine. Ja siis ma näen seda maski, keda ta mulle näitab ja mulle meeldib see mask,
selle maski taga on keegi teine. Ja kui piisavalt turvaliseks läheb, siis me hakkame neid maske nii-öelda justkui nagu natuke õrnalt nagu alla laskma. Ja siis see inimene ütleb, kuule, sa oled täitsa muutunud. Vanasti sa armastasid seda, vanasti sa naersid kõiki mu nalja tule. Vanasti sulle meeldis hommikul pikalt vedeleda voodis, on ju. Nüüd sa äkki tahad hoopis jooksuringile minna, nüüd sa äkki tahad ooperis käia, nüüd sa äkki armastad seda, nüüd sa äkki... Kus see rõõmus tüdruk oli, kus kõik rõõmuga vastu võid või kus see tõsine noormees oli, kes oli nõus minuga tegema seda teist kolmandat ja nüüd ma näen hoopis. See on tegelikult ju see, mis juhtub. Et ja minu meelest selle armastusega on nii, et kui ma siis ilma maskita luban endal suhtesse minna, siis minu elukogemus ütleb nii, et tõenäosus, et ilma maskita olles, armastuse lähedases suhtes olles, ma ütlen midagi, ma teen midagi, mis teeb mu kaaslasele haiget. Mitte sellepärast, et ma tahaks talle haiget teha. Sellepärast, et see on ehe, me oleme haavatavad. Ja midagi, mida ma teen või ütlen, lihtsalt loob talle selle valu. Ja tema teeb midagi ja tema ütleb midagi, mis teeb mulle selle valu. Ja see teebki minu jaoks selle armastuse nii ehedaks. Aga selles eheduses on suutlikkust kuulata, selles ehedus on suutlikkust kohale jääda, selles ehedus on suutlikkust mänguline olla, luua turvalisust ja mulle meenub kohe ühe sõbra lause, kes ütles mulle, et issand, kui mõnus on puhata su silmades. Mul kulus pikalt aega, et aru saada, kus on need silmad, kus mina saan puhata. Ja siin ma küsingi, hea kuulaja ja vaataja, kas oled sina leidnud oma elus selle silmapaari, kelle silmades on sul võimalik puhata? Kas sinu silmad on kellelegi puhkuse paigaks? Ta saab rahulikult olla ilma sõnadeta, vaid lihtsalt olla. Me vajame seda, et meie närvisüsteemi rahustada. Vot see on minu jaoks see ehe armastus, see armastuses olemine. Ja seal on valu ja seal on ehedust, seal on julgust. Seal on kõike seda, ka seda tunnete kokteili. Nii et jaa. Ja mulle meenub üks selline mõte ka, et mulle tihtipeale öeldakse, et Stella, et sa oled nii haavatav, et sa julged tegelikult jagada endast nii isiklikke asju kogu maailmale ja panna raamatusse selliseid tundeid ja mis iganes. Ja siis ma alati ütlen, et mind ei ole võimalik haavata seal, kus ma olen võtnud ennast omaks. Et siis ma olen selle võtnud omaks, see on minu osa, mida mina aktsepteerin ja siis seal ei ole võimalik mind haavata. Et tõeline haavatavus on näidata inimestele neid osasid, kus sind on võimalik haavata. Et tegelikult kui inimesed kutsuvad, et Stella, sa oled haavatav, siis ma tihtipeale tahaks nagu öelda, et ma tegelikult ei ole. Et tegelikult need osad, mida ma olen valinud avalikkusele näidata, raamatusse panna, need ei ole minu jaoks haavatavad osad, sest need haavatavad, siis kui nad olid haavatavad, siis ma töötasin neid privaatsuses läbi, et need on need järelkajad. Aga siis aru saada ka sellest, et täna need kohad, kus ma saan aru, et ma pean olema haavatav, kui ma tahan kutsuda seda lähedust ja avada sellele lähedusele see võimalus. Oli hiljuti üks selline olukord, kus mu elukaaslane läbi mingi olukorra vajutas mingile minu haavale, mis on pärit kuskilt väga noorest east, kuskil 13-14 mingid kehalise tunnid, mingi spordiga seotud sellised nagu haavad. Et ma ei ole olnud väga sportlik inimene ja siis teatavates sportlikes olukordades ma panen ennast nagu hästi likku, kui ma julgen sinna minna, julgen ennast parima anda, ka isegi siis, kui ma ei ole väga hea. Et siis kuidagi, kui sul on uus inimene, kes ei tunne sind veel nii hästi, ei ole näinud aastaid sind on ja õpib alles sind tundma, siis on kerge vajutada niimoodi kogemata kuhugi valupunktidele ja tema vajutas siis paha aimamata siis ühele minule valupunktile ja siis ma tundsin, kuidas mul niimoodi nagu, vaata keha läheb siukseks, et nüüd ma nagu solvun ja nüüd tuleb see nagu tunne üles ja siis ta kuidagi sai nagu luges selle minust ära ja siis ta küsis, et oot, mis praegu juhtus, et ole hea, räägi. Ja ma tahtsin nagu iga oma keharaku peale niimoodi, et ei, et astu mööda, et löön ennast nagu nii lukku kui lukku. Ja siis ta astus mulle veel uuesti ette, et kallis, et palun räägime, et kutsus mind nagu, et palun jaga, mis praegu toimub. Ja ma teadsin, et kui ma oma suu lahti teen, ma hakkan täiega nutma. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma praegu jagan, ja täiega nutan, siis ma lasen endast näha seda 13 aastast, kes seal kehalise tunnis oli viimane, keda valiti ja et just see nagu hästi valus haav, millega ma olen tegelenud, aga mis näe ikkagi ka 28-selt kuskil olukorras tuleb uuesti üles.
et nüüd on see hetk käes, et kas ma näitan või ma löön ennast lukku. Ja siis ma olin lihtsalt et siis see kõik voolas nüüd välja ja ma ise kogesin ennast, et appi, et ma olen praegu nagu ühest küljest nagu nii aval ja nii laiali ja nii paljas, aga ma sain aru, et see on armastuse hind, et see on selle läheduse hind, et kui see olukord tuleb, et ma isegi, kui see on nagu nii kole, ma tahaks minna täiega peitu, siis praegu on see päris haavatavus. Ja siis tundsin, kuidas mingi aeg, et kui ma siis seletasin talle, et mida ma kogen, siis ta vaatas mulle silma ja ma ei suutnud talle silma vaadata, et ma lihtsalt vaatasin kuhugi otse ja rääkisin seda juttu, aga nii kui ta mind oma pilguga otsis, siis ma sain aru, et vaata, see on liiga haavatav, et selles olukorras ma ei suuda tulla sulle nii palju vastu, et ma räägin ja jagan ja näitan ennast ja vaatan sulle silma. Sest hirm on nii suur ära tõugatud saada. Absoluutselt. Sest see on kõige suurem hirm, mis meil on. Jah. Kui sa tõukad mu ära, ta lapsena on samamoodi, et kui mind hüljatakse, siis ma suren. Absoluutselt. Ja see on tegelikult see alateadlik hirm. Ja see on nii normaalne, nii loomulik ja nii ilus, et sa oled nii kallis, et ma kardan sind kaotada, kui ma räägin sulle, kuidas minuga on. Ja järgmised võimalused, ma ei tea, kuidas sinul on, aga mina olen küll kogenud palju, et seda tühistatakse. Ära mõtle nii, kuule ära, ma ei mõelnud seda üldse nii. Et mul ei võetagi vastu seda, mida ma kogen, vaid hakatakse õigustama, sest on näha, et midagi kellegi käitumisest tõi esile mingisuguse reaktsiooni ja siis hakatakse seda pehmendama või tühistama või kuule, see ei olnud üldse niimoodi mõeldud või ära nüüd võta seda kuidagi nii, mis tegelikult, mida selles hetkes ju inimene vajab, mida sina vajasid. Tunnistamist. Jah, just. Tunnista mu valu. Tunnista mu valu, näe, et mul on valus. Ja ainuke, mida sa teha saad, lihtsalt ole mu kõrval, et ei näe, ma saan aru, et sa said nii haiget sellega. Ja. Mitte see, et ma ei tahtnud või ma ei mõelnud või mis iganes see seal on, see ei ole üldse oluline, sest eeldus on ju, et keegi te tahtlikult haiget, sellepärast ongi see avatud südamega armastus toob kaasa neid hetki. Ja kui seal on võimekus seda käsitleda nii, siis minu meelest seal tekib see ilus ehe suhe. Väga. Et siis kuidagi tahtsingi jagada seda, et kui inimesed, et tihtipeale see, mida inimesed näevad haavatavana, on see, mida välja pannes nemad ise oleksid haavatavad. Just. Aga see ei ole olnud minu jaoks haavatavus, et minu seda tõelist haavatavust näevad siiski need minu kõige lähedasemad inimesed, kellele ma seda haavatust ikkagi valin näidata, sest see on nii oluline. Ja vaata, võib-olla ma ei tea, kas sina mõtled sellest nii, aga mina mõtlen, et vaata, üks teema, mis on võib-olla oli 5 aastat tagasi mulle haavatav, täna ei ole see haavatav. Mina mõtlen kas või oma lahutuse peale, ma arvan, et see on minu kõige keerulisem eluperiood olnud üldse. Et lõpetada oma pikk paarisuhe ja enne ütlesid ka, et armastus. Mina mõtlen siiamaani, et ma julgen küll täitsa kaamerasse vaadata ja öelda, et ma siiamaani armastan oma eksabigaasat. Südamest ja lihtsalt ma ei saanud sinna suhtesse jääda. Ja paljud arvavad, mis siis juhtus. Armastus ei kadunud ära. Kindlasti. Vaid ma sain aru, et see lõhub ära minu ja meie lapsed. Ja see on palju keerulisem koht äraminekuks kui see, et mul armastus ei otsa. Ma leidsin kellegi kolmanda, keegi teine tuli ja viis mu südame kaasa seal. Ja ma arvan, et need on nii keerulised aspektid, mida paljud inimesed ei mõtle kunagi. Ja ma mäletan ühte koolituspäeva, kui ma olin pereteraapiat õppima hakanud, oli Postimehe majas ja siis ma räägin, et ma õpin pereteraapiat ja ma olen just sellises kohas ja üks osaline küsis väga bravuurse küsimuse, no mis on kõige suurem muutus siis sinu elus on nüüd toimunud? Nüüd, et sa nüüd pereterapeutiks saad meil. Ma mäletan, ma tatsusin seal nende ees nagu jalalt jalale ja mõtlesin, kuramus küll, kas ma tõesti ütlen nüüd, et mis see lugu on? Kas ma tõesti ütlen nüüd? Ja siis mõtlesin, et okei, ma siis ütlen, et ma lahutasin oma abielu just 23 aastat, 4 last. Kõik selle, mille nimel ma olen elanud ja võidelnud, sai lõpu. Ja see osaline grupp läks vaikseks. See naine vaatas mulle lihtsalt otsa ütles, aitäh, et sa jagad. Sel hetkel oli see minu jaoks haavatav koht. Sest ma ei olnud mitte kunagi seda avalikult niimoodi välja öelnud. Täna see ei ole minu jaoks enam haavatav koht, sest ma olen omanud seda, ma olen ära polsterdanud selle ja sellepärast see haavatavus, üks ja sama teema on minu jaoks nii tähtis, me hakkaksime nägema, et see haavatavus on midagi, kus me teeme selle sirutuse. Tulla nähtavale iseenda valuga, tulla nähtavale iseenda raskusega. Ja kui ma saan siis seda empaatilist, hoidvat, toetavat vastust, see tervendab mind. Aga selleks ma pean midagi ise tegema aktiivselt, sirutama. Samas on julgusega. Vaata, julgus ilma haavatavuseta pole olemas.
nii nagu Brené Brown seda räägib. Mulle väga meeldib tema, mida tema räägib, ta on tark naine. Ja vaata, ta ütleb ka julgus, et kui meil julgusega ei kaasas ei ole hirmu ega haavatust, siis seal ei ole julgust. See, et keegi teine ütleb, et see on jube julge samm, mida sa teed. Aga minu jaoks see ei olnud julge, sest see on midagi tavapärast. Ja see on nii äge, kus hakata nagu, et me ei saa võrrelda, kelle haav on sügavam, kelle haavatavus on, kelle julgus on suurem, vaid et minu jaoks võib olla see tegu maailma julgeim tegu ja mõni teine teeb nalja teed. Ja selle tõttu me olemegi nii unikaalsed ja nii äge. Et jaa, et minul on, ma ei tea, kui haavatav küsimus siin sees on, aga ma ei taha jätta seda viimasel hetkel. Meil on selline traditsioon siin podcastis, et iga eelnev külaline kirjutab järgmisele külalisele ühe küsimuse. See on nagu jadakiri. Ja eelmine külaline oli Mai Olde ja Mai kirjutas sulle küsimuse, mina ei tea, mis siin on ja mul on ka hästi põnev teada saada, mis siin on ja et ole hea, vaata, kas sa saad oma käekirast aru. Loe ole ja ette ka see küsimus ja vaatame, mida siis sa vastad sellele. Ja tulen kaasa mõtisklema. Küsimus on siis selline, et mida soovitaksid 18-aastasele iseendale? Kui hea küsimus. 10 aastat noorem olen. Jah, täpselt 10 aastat. Nagu oleks teadnud. Ja no Mail on 3 poega, temal üks poeg on 19 ja teine on 17 ja see on 11 ja nüüd sa siis saad mõelda, et kui sa 18, mis sa soovitad endale? Oleks soovitanud? Kui ma olin 18, siis ma olingi täpselt selle koha peal, kus ma hakkasin tundma, et ma tegelikult tahaksin seda praegust elu hakata siin nagu lammutama ja ma tahaksin õppida tundma, kes mina olen. Ja ma ei olnud enam tolle hetkese paarisuhtega rahul. Ja ma arvan, et kui ma saaksin talle midagi soovitada, siis ma mingis mõistes näen tagasivaates, et tegigi seda, mis oli talle õige. Ja ta tegigi selles tempos, mis oli tema jaoks sobilik. Et isegi kui see võttis aega, et siis see oli õige, et ma siis ütleks talle, et järgi oma südant ja oma seda intuitsiooni. Ja kui sina tunned, et on mingi koht, kus sa ei taha olla või et sa ei kuulu siia või see ei ole sulle turvaline või sa ei taha, et su elu selles suunas läheks, kuhu sa praegu lähed, et siis vaheta suunda, et julge teha see samm. Ja siis tegelikult ma arvan sealt siis süke pool aastat edasi umbes nii pluss miinus oligi see, et mind koondati sellest töökohast, kus ma olin, sest see pood pandi kinni, ma olin ühes ehetapoes tööl ja ma otsustasin, et ma tahan lahku minna. Ja siis see kodu, kus me elasime tollaegse elukaaslasega, me pidime selle kodu ära andma, sest see oli noorte korter, kus tohtis elada ainult nagu paarid või kahekesi, et kui sa seal kahekesi ei ela, üksi sinna jääda ei saa. Nii et siis ma olingi 19-aastaselt seal oma kohvriga, pole tööd, pole kaaslast, pole korterit ja elu parim elu, et tegelikult sain nagu minna siis avastama seda, et kes ma olen ja kuhugi uues suunas. Kui ma saaksin talle midagi soovitada, siis ma soovitakski, et mine sinna, kuhu see süda kutsub. Ja ma täna soovitaksin iseendale täpselt seda sama, et mitte ükski kord ei ole mind mu süda vedanud alt. Suurepärane, kui sa ütled, et ükski kord ei ole mul süda vedanud mind alt, et ma olen usaldanud oma südame teed. Ja ka siis, kui see on viinud mind, näiteks selle kogemuseni on ju, et ma sain haiget või et minu süda tahtis olla kuskil, kus mis enam ei jätkunud, siis tegelikult ka selle kõige suurema valu sees, mul oli selline komme, mis ma arvan, et on võib-olla vaatajale, kuulajale lahe nipp, on see, et kui mina töötasin läbi äärmiselt keerulisi emotsioone ja selliseid tundeid, mis tulid tihti ja need olidki sellised hästi intensiivsed, siis minul oli selline komme, kuna ma olen verbaalne protsessor. Mina protsessin läbi sõnade ja läbi eneseväljenduse. Siis ma panin oma telefoni ennast filmima. Iga kord, kui mul oli mingi suur tunne, mida ma tahtsin kuidagi mõtestada, sest mulle tundus, et vahet ei ole, kui ilusad suhted mul on mu elus, siis alati mingi filter jääb ikkagi nagu vahele versus see, kui sa räägid ainult iseendaga, et need kõige sügavamad mõtted, et nad ikkagi sa oled kõige ausam, kui sa oled ainult iseendaga face to face, vähemalt mina täna tunnen niimoodi. Ja siis ma panin telefoni filmima ja ma rääkisin sinna telefoni kaamerasse, mida ma tunnen, mida ma kogen, ma nutsin, vahepeal naersin ja alati ma lõpetasin need videod selle mõttega, et aitäh.
et ma varsti näen, miks see on oluline. Aitäh, ma näen, ma usun, ma usaldan, et see on osa suuremast pildist. Et see tegelikult, see kõik nii-öelda nagu raske kogemus, mida ma praegu kogen, see on osa mingist suuremast plaanist liigutada neid asju, mida ma tahan kogeda mulle lähemale. Ja justkui ma imestan, et see oli midagi, mis mind kandis terve selle teekonna läbi, ka kõige nende raskemate emotsioonide. Ja siis ma vaatasin neid videosid pärast seda, kui ma olin need filminud, ja siis ma vaatasin nagu metakognitsioonist ennast. Sa mõtled niimoodi. Väga huvitav. Ma kuulen sind, ma näen sind, et ma tunnistasin seda enda valu kogu aeg läbi iseenda ja see aitas mind nii palju. Mul on need videod täna kõik alles. Ma vahepeal olen mingid kohti vaadanud ja saadan talle lihtsalt kuidagi energeetiliselt nii palju jõudu ja jaksu. Ma üldse usun, et me saame tuleviku ja mineviku versioonide vahel omavahel suhelda. Nii et siis mina nende oma mineviku Stelladega väga palju suhtlen, nii et see selles mõistes lahe küsimus. Et saadan talle jõudu ja kõik need vihad ja kõik on dokumenteeritud ja see on nii kaunis. Ma väga, et kui vähegi on tunne, et ma tahaksin nagu rääkida, et siis tore, kui meil on sõbrannad, kes jaksavad meil nagu tundide viisi kuulata, aga mingi hetk võib-olla ei jaksa ka koormata kõiki oma lähedaseid, siis et sul on ükskõik mis hetkel, ükskõik mis kell, öösel, hommikul, päeval vaja rääkida autos, ma ei tea, kuskil vetsus, mida iganes, et saad seda alati teha. Ma arvan, see on nii hea nipp, et ma 2 käega kirjutan alla. Minul endal on väga sageli, ma kõnelen nii-öelda helifailidena samamoodi. Ja ma olen oma koolitustel ka palju soovitanud, et kui te tahate harjutada kellegagi näiteks nagu vestluste pidamist või sa tahad ennast selgeks mõelda, siis samamoodi tegelikult, et kasutage, meil on kõigil nutitelefonidel olemas diktofoni seadistus. Räägi ennast ise selgeks ja siis kuula, sest meie närvisüsteemil on vaja kuulda tagasi seda, mida ma olen ise öelnud. Ja see on, videoga on see veel parem, et ma saan ka näha oma emotsiooni sealt. Ma saan näha kõike, mis minuga toimub ja kõike, mis minuga toimub. Et kasutage, see on väga praktiline nipp, mina saan ainult kaasa rääkida, et see tõesti töötab ja ka mõtestada, tunnistada, kogeda ja lubada endal olla, mida ma siis ütlen, kuidas ma ütlen. Jah. Nii et väga äge nipp on see igal juhul, kuidas siis ennast paremaks või ennast lubada teekonnal toetada iseendal. Ja selgemaks saada, et kuulda, mida ma üldse mõtlen. Sest mulle väga meeldib üks siuke väga lahe ka psühholoog Matthias Parker, teeb Instagrami lahedaid videosid, siis tema kunagi selgitas seda, et mõtted on tihtipeale, eriti kui on äärevad või intensiivsed, nagu mesimummud meie peas ja nad niimoodi lendavad ringi ja siis tundub, et mesilasi on nagu hästi palju. Aga kui sa siis kirjutad või räägid või kuidagi proovid siis kellelegi teisele kas või seletada, et mis su peas toimub, siis see tähendab seda, et sa võtad ühe mesimummu, panete ritta, teise mesimummu, panete ritta ja siis tuleb välja, et peas oli ainult 4 või 5 mesilast, seal ei olnud 100 mesilast, et see lihtsalt see eneseväljendus, ma arvan, on nii suur tervendav tööriist. Jaa, aga selle kohalt mulle tundub, et võime ka küsida, et paljud inimesed ju kirjutavad, eks ole, et päevikute kaupa kirjutatakse ja siinkohal mulle, ma isegi nagu ütlen, et kirjutamine on väga samamoodi väga hea praktika. Ta rahustab, ta aeglustab, ta lubab protsessida, väga-väga hea praktika. Millest puudu jääb, on see, et ma ei kuule ise oma mõtteid, ma ei kuule ise, et see ei ole mulle väljendus. Ja siis sa võid siis kirja pandu kas või endale ette lugeda või siis salvestada. Et jällegi, et meil on vaja meil on endale vaja tagasi kuulda seda. Aga mitte lihtsalt, et ma ju räägin valju hääsed ja küll ma siis kuulen, vaid et ma justkui mängin uuesti, et ma olen nüüd see kuulaja rollis, mitte samal ajal kõneleja ja kuula, ma ei saa 2 rolli korraga täita. Ja sellepärast on vaja mingit vaheetappi ja meil on tehnilised lahendused olemas selleks. Väga. Ja minust see õpetab ka väga palju seda, et kuidas olla empaatiline enese vastu. Et kui sa räägid siis seal videos seda, mida sa tunned, kas sa nutad või sa oled vihane või mis iganes, et siis kuidagi, kui sa vaatad ennast, et see tekitab sellise, et ongi, et ma näen sind ja siis on see, et me otsime seda kogemust hästi palju teistelt ja vajame ja januneme ja oleme nõus igasuguseid ohverdusi tegema, et me seda kogemust saaksime. Et kui me õpime siis seda siseringi niimoodi iseendale andma ja seal juures veel ka iseennast hoidma, et minu jaoks on sellistes väga rasketes emotsioonides, kui ma neid siis parasjagu kogen, on täna minu jaoks hästi tavapärane iseennast hoida. Et ma panen endale käed ümber või ma teen endale pai ja ma kuidagi nagu teen seda nagu
närvisüsteemi regulatsiooni füüsiliselt, et ma hoian ennast või puudutan ennast, et siis kunagi see oli tohutult kohmakas ja imelik ja veider, kui sul ei ole õpetatud, et sa tohid nii teha ja see on tegelikult selline asi, mis su keha ja su meelt nii palju aitab, et siis ma lihtsalt tunnen, et mida rohkem me suudame mingeid asju iseendale anda, siis seda vabamaks lähevad meie inimsuhted, sellepärast et seal ei ole enam seda, et ma vajan või muidu ma nagu kõngen on ju või suren. Ja vaata, millest sa tegelikult ju praegust räägid, on see, et ma õpin ennast ise rahustama. Küps täiskasvanu tuleb endaga toime, enda rahustamisega, reguleerimisega ja kui ta siis teab, mida ta vajab, siis ta saab seda sõnastada kas oma lähedasele, oma armsamale, oma emale, isale, oma sõbrale, siis ta ütleb, et ma vajan praegu kallistust, ma vajan kõrva, kes kuulaks mind või ma vajan ruumi, kus olles, ma ei taha ühtegi sõna öelda. Siis ta annab endast teada ja ta julgeb seda teha. Aga selleks on tal vaja endal õppida enda reguleerimine, ära enda emotsioonide reguleerimine. Ja seda ma näen küll, et paljud täiskasvanud ei oska ennast reguleerida üksinda. Neil on vajagi kedagi, kes siis rahustaks neid või ütleks, et kuule, ma ei mõelnud seda nii või et ma tulen koju õigel ajal, ära muretse, sa ei pea üldse teadnuses olema, kus ma olen. Ma panen sulle isegi omal positsioneerimise peale, saad kogu jälgida, kui kaua ma poes olen, piima ostan. Ja nii edasi, eks ole. Jällegi, et kui palju ma siis seda iseseisev, usaldav täiskasvanu olen või kui palju ma siis olen nagu endiselt veel nendes mudelites või mustrites kiindumussuhte mustris kinni, kus ma siis pärit olen, eks ole. Et kuulasin sind enne ja mõtlesin, et näed, et tundub, et selline lapsepõlves pigem ärev kiindumussuhe on kaasa saadud. Mina samamoodi olen äreva kiindumussuhtega, ma saan aru, mida tähendab klammerdumine, saan aru, mida tähendab meeldimine, et mulle ikkagi meeldib meeldida, mul on raske taluda, et ma ei meeldi inimestele, on olnud raske taluda. Täna ma tulen juba sellega päris hästi toime. Ma see on tohutu teekond. Tohutu teekond ja tohutu väljakutse, et ma hakkan elama enda moodi, mis toob kaasa oma lähedastele pahameelt, sest ma ei ole enam samasugune nagu varem. Ma hakkan ütlema asju välja, mis ei ole meelepärane või nad ei ole kuulnud mind kunagi varem niimoodi rääkimas, sest ma täna alles saan endale lähemale. Ma täna saan alles endast teada, et siis teistele endast teada anda. Ma ei teadnud seda varem. Et need on nii olulised protsessid ja no, mina näen oma elus ja ka oma klientide elus palju, et see inimene, kes nagu arenguteele läheb väga sageli, kogeb seda olukorda, kus vana süsteem tahab nii tugevalt tagasi tõmmata, et tahab säilitada stabiilsust. Ja seal on küsitud, kas ma lähen nüüd oma teed, kas ma julgen minna oma teed või ma tegelikult tahan kuuluda. Ja nagu me eelmise külalisega Vivianiga rääkisime ookeani metaforis, kuidas laine tõuseb ja kuidas ta julgeb eralduda nii-öelda ja kuidas ta siis enne, kui ta murdub, eks ole, aga see soov eralduda, olla iseseisev, teha midagi teisiti ookeanist nii-öelda, noh, et see jõud, see julgus, see inerts, mis seal taga on, tohutu võimas. Ja siis, kuidas see murdub ja ei teadmata, kas see murdumine on see, et ma saan jälle ühtseks. Aga enne on päris hirmus. Kindlasti kõrgele. Kõrgele, see on hirmus, see on väga hirmutav. Ja kui mul ei ole ka seda turvalist keskkonda, siis selleks muutuseks. Veel kord, süsteem tahab tagasi stabiilsust ja ta tõmbab tagasi meid selle muutuse juures ja väga sageli inimesed lõpetavad arengutee, sest nad arvavad, see ei tee ju kellelegi head. Läheb hullemaks isegi. Just, et see ei tee ju kellelegi head, et ma hakkan enda eest äkki seisma. Rohkem tülisid tulebki rohkem tülisid. Rohkem mõistmatust tuleb, etteheiteid tuleb, kõik see tuleb. Et siis ei tee ju paremaks, mida sa käid seal enese abi koolitustel. Miks sa loed neid raamatuid, mis ütlevad, hakka tegelema iseendaga, see ainult on kurja juur, mina ütlen. Ja seda tuleb ka normaliseerida, et kõik uus ja võõras loob hirmu. Ja jah, sest aju, ma alati ütlen, et aju agenda ei ole teha meid õnnelikuks. Aju agenda on hoida meid elus. Just, ja meil oleks turvaline. Ja kui see tähendab sinu jaoks kaost või mingid teatud sellised nagu ennast laastavaid käitumismustreid, siis aju sõna otseses mõttes ei huvita. Et see ei ole tema nagu agendas, ei ole tema missioon. Ehk siis, kui sa tahad olla õnnelik ja sa tahad seda rahu ja kõike õnne ja kergust, siis see on see, mida sina pead oma ajule õpetama. Ja see töö
On. Ja siin mul on ja minu meelest see on ka hästi oluline, mida sa just praegust ütled, et meie närvisüsteem lärmab nii valjuhäälselt nende asjade juures, mida ma varem teinud ega kogenud ei ole. Mis ta justkui annab mulle alla, ära tee, ego tuleb kappi kohe, ära tee, see on hirmutav. Mis tähendab seda, et ja kui me kuuleme keha, ütleme, oi, seda ma ei tohiks teha, sest keha annab mulle ju märku. Ja tegelikult keha annab märku, et ma ei ole kunagi varem seda kogenud. Mitte, et ma ei peaks seda tegema. Mitte, et ma ei peaks seda tegema. See on sama asi, et kui ma paari suhtest ära lähen, aga ma ikka mõtlen ta peale ja igatsen, siis järelikult ma ei peaks ära minema. Pole tõsi. Igatsus on normaalne, lein on normaalne. Armastada endiselt on normaalne. See ei ole signaal, et ma ei peaks minema. Mulle ikka meeldib mõelda, et mul peab olema põhjus jääda, mitte põhjust ära minemiseks. Ja mina täna mõtlen, et mina tahan iga päev mõelda, mis on see minu põhjus, et ma olen selles suhtes. Ja kas mul on see enda poolt loodud põhjus, et ma endiselt olen selles suhtes? Ka töö suhtes? Kas see töö endiselt pakub mulle rõõmu ja lusti? Kas see on minu sõprussuhted? Kas see on see, kus ma tahan olla? Valin olla? Kas mul on põhjus seal olla? Kui ma näen, et see on tühi, no miks ma olen seal? Miks ma annan tema energiat? Et ei ole vaja ju anda energiat, kus ei ole sisu. Et see on meie vastutada, see teadlik valik oma elus. Millele ma energiat annan? Millele ma annan selle pühendumuse? Kellele ma annan selle pühendumuse? Mitte öelda ühel päeval, et issand, miks ma nende inimestega suhelnud või miks ma neid valikuid ei teinud. Ja ma arvan, et seal tuleb ka see efekt, et selleks, et saaks tulla midagi uut, tuleb kõigepealt tekitada tühi ruum. Aga me tihtipeale tahame nagu niimoodi, et ma saaksin, nagu töökohtadega ka vaata, et ma lähen sellelt töölt ära siis, kui mul on juba kindlustatud kindlasti see järgmine kindel töökoht. Et siis mul on nagu turvaline ühest laevast teise astuda. Ma ei pea seal vahepeal seal ookeanis nagu uppuma ja ujuma, on ju. Et siis mulle tundub, et me tihtipeale tahame seda kindlust, aga see kindlus on illusoorne, et seda nagu hetke ei tule ja see hetk tuleb siis, kui sa julged võtta selle sammu, kus sa ei näe horisonti ja see teadmatus ja et siis minu arust selleks, et me taluksime ära teadmatust, peavad meil olema tööriistad, kuidas ennast hoida selles teadmatuses. Ja kui ma sellesse investeerin, sellesse oskusesse või nendesse tööriistadesse, nagu just nagu sa ütlesid, et sellesse närvisüsteemi reguleerimisse, siis kui ma tunnen, et mul nagu sees on mingi kaos, et siis me suurema tõenäosusega julgeme teha neid otsuseid, kus me oleme niimoodi, et seda ma enam ei taha ja ma ei tea, mis see uus asi on, aga see on okei. Et ma usaldan, et ma jõuan selleni, ma usaldan, et see tuleb ja ma usaldan, et see sobib rohkem mulle või see on parem või mis iganes. Kuulan sind ja mõtlen, et ma täiesti nõus sinuga. Muidugi, mida ma ei saa öelda viidata kohe uuringutele, aga see, mis mul on lugedes see, nagu meelde jäänud, on see, et paarisuhetes on hästi huvitav see, et naised pigem on need, kes väljuvad suhtest ilma, et neil oleks uus partner olemas. Nad pigem väljuvad suhtest ja ütlevad, et ma pigem olen üksinda, ma valin olla üksinda. Aga ma lõpetan selle suhte. Mehed jällegi kalduvad pigem, ja ma teen kindlasti paljudele meestele liiga, paljudele naistele siin liiga, aga et see tendents on pigem, et mehed kalduvad ootama, kuni on järgmine paarisuhe nii palju kindel juba, et ma siis liigun ühest kohast teise. Ja väga sageli jäädakse ka pendeldama siis nii-öelda, et ma ei ole kindel veel, et üks või teine, kuidas see asi on. Et see on selline huvitav mõelda, tööalaselt ma arvan, et paljud ütlevad selle kohta nii, et mul on vaja stabiilset sissetulekut ja ma ei saa lubada endale seda vaikust. Nii et ma arvan, et siin ongi nagu, et kui me räägime nagu suhetes, siis vaikus on vajalik. Et mina mõtlen ka, et ma olin ikkagi 41-aastane, kus ma olin esimest korda elus täiskasvanu ja üksinda. Mul ei olnud varem olnud seda kogemust, et ma olen naine, ma olen täiskasvanu, ma olen üksinda ja ma vastutan oma valikute eest, oma eluvalikute eest, ma vastutan selle eest, et millise paarisuhte ma valin, kellega ma elu jätkan. Minul ka, minu armastus või armumine juhtus Roomas, kohtasin oma Norra meest Roomas pargis nii ootamatult ja sellest mina olen ka suur romantik. Ja kuidas me siis lahkusime nii, et me andsime teineteisele kätte ainult ja mina ütlesin, et mina olen Lilian ja tema oli Toomas ja ilma kontaktide vahetamiseta me niimoodi sealt laiali läksime. Ja 2 nädalat hiljem sain mina temalt kirja, kuidas elu universum juhtub, kuidas selle 5 minutiga andis vahetada mõned infokillud ja sellest ma tõesti oma isikliku loo kirjutan ka raamatus.
kui keegi romantik tahab romantilisest nõretavat lugu lugeda, kuidas üks Norra mees ja üks Eesti naine Rooma treenipurskava lähedal pargis kohtuvad, siis see on see koht, mida kindlasti lugeda. Nii et, aga usaldada seda, et mis siis elust kaasa tuleb, eks ole, aga et töö juures ma arvan, et paljud ütlevad, ma ei saa teha seda pausi, seda vaikust, sest mul ei ole stabiilsust. Et ma ei ole valmis selleks. See tähendab seda, et me ei peaks seda tegema, eks ole. Ja ma arvan, et inimestel on erinevad need stabiilsuse nagu tolerantsid ka, et väga erinevad eluolukorrad, et kui sul on majalaenud ja lapsed ja et siis ilmselgelt see on oluliselt keerulisem olukord kui mina, et kui ma mõtlen, et minul täna lapsi ei ole, minul ühtegi majalaenu ei ole, et siis on lihtsam teha selliseid nagu riskantseid hüppeid, on ju. Ja samas ütleks selle peale nii, et me täna kahe esindajana siin, me oleme täpselt oma otsuste tulem. Et kes on otsustanud siis palju sa lapsi saad või mis majalaenud sa endale peale võtad, et need on ju ka valikud olnud. Muidugi. Jah, et siin on ka vaja nii-öelda vastutada selle eest. Mis on midagi, mida sa tahad inimestele võib-olla nagu südamele panna, mida sa oled ära õppinud oma luule, mind väga kõnetab ka see, kuidas sa nagu läbi oma emotsioone protsessid läbi luule ja see, kuidas sa räägid, kõnetab inimesi. Mis on midagi, mida sa tahad kasutada seda võimalust? Öelda midagi, mis on oluline ja see jõuaks endani, mis aitaks kedagi siit liikuma, kes on olnud mingis segaduses või hoopis rõõmus. Ma arvan, et esimene asi, mis mul pähe põrgatas, on see, et töö iseendaga on üks kõige olulisemaid töid, mida sa saad üldse oma elus teha. Et mulle on meeldinud öelda, et mina olen oma elu kõige põnevam projekt. et see ongi selline, et sul oleks julgust ja huvi. Tegelikult hästi oluline koht, kui ma uudishimu ja huvi, et mina olen selle hingena sündinud sellesse kehasse, sellisel ajastul. Et miks ma olen mingit moodi, kui ma olen, kuidas ma saan oma reaalsust muuta, mis on need asjad, millest ma unistan, et õppida ennast tundma ja julgeda siis ka vaadata nendesse kihtidesse, ka nendesse tubadesse, kus on võib-olla valus või kuhu ei ole tahtnud vaadata, et seda julgust alati premeeritakse. Ja see, mida sa arvad võib-olla, et mis see preemia siis on, ei pruugi olla see, mis ta päriselt on, aga et see saab premeeritud. Ja just mitte isegi niimoodi, et kui ma lähen siis tegema tööd oma paarisuhte kallal, et siis ma saan ainult selle imelise paarisuhte, vaid see peegeldub sinu töös, sinu rahas, sinu karjääris, sinu tervises, sinu kehas. Et ma näen, et me kõik need eluvaldkonnad on nii väga seotud otseselt sellega, kes sina oled ja kus kohas sina oma arengus oled. See kõik peegeldus. Ja kui sa sellest saad aru või sa selle häkid ära, et see olukord praegu siin on peegeldus minu mingist haavast või see olukord siin on justkui ka mingi reageering mingile minu asjale, siis sa saad aru, et ainukene koht, kus justkui on mõtet üldse seda valemit hakata häkkima, ongi see ainukene ühendav tegur nende kõikide asjade vahel, sina. Ja sealt see pulvitseb ja voolab igale poole laiali, nii et elu kvaliteeti tõstab kõige, et kui me vaatame, et mis oleks optimaalne, et kuhu meil tasub oma aega ja ressurssi ja raha üldse suunata, siis olgu see sinusse endasse, sest see on see, mis nagu levib. Täiesti 2000% kirjutan alla ja mõtlesin ka, et issand, kui äge on kuulda, kuidas sa räägid, et minust endast algab kõik ja minu enda suhted sõltuvad suhtest minu endaga. Et kui austav, kui selge, kui mõtestatud suhe mul endaga on. Ja kui teadlikult ma valin ka suhteid, tööalaseid suhteid, sõprussuhteid, romantilisi suhteid, üleüldse suhete lood, et kuidas ma valin enda elu, mida kvaliteetsemad on minu suhted minu elus, seda kvaliteetsem on minu elu, seda rahulikum, rõõmsam, tähendusrikkam on minu elu. Ja jällegi tuleme tagasi, mida kvaliteetsem on suhe minu endaga, mida rohkem ma iseennast tunnen, seda kvaliteetsemad on ülejäänud suhted mu elus. Ja see on nii oluline nagu ring, ja see on ka midagi, kus ma oma enda raamatus nii-öelda ära ankurdan, et meie paari suhted, et ma väga palju teraapiatööna näen, kuidas pered jõuavad teraapiaruumi ja ütlevad, et meie suhtega on nii ja naa ja kolmandat moodi. Ja kui ma küsin, et kus sa oled sina ja kus sa oled sina,
Nad ei ole vaadanud ennast üldse, nende suhtel on raske. Aga see, kus nemad oma nende isikutena on, nad ei ole vaadanud seda, see, et üks on hädas oma töökohal, sest see on, ei ole enam rahuldust pakkuv, teisel on juba unehäired ja juba ärevushood, et see võimendubki nende suhtes, nad seda ei näe üldse. Või et kuidas see kõik kokku mängib. Ja mulle tundub, et me elame selles mõttes ägedal ajastul, et järjest rohkem inimesi, ja nagu vaatan siin ka noort naist, järjest rohkem noori julgevad tegeleda iseendaga. Ja siis ma mõtlengi, et kui äge on, et inimesed julgevad vaadata endale otsa ja no minul on unistus. Et mul on tõesti I have a dream, et mis oleks, kui me kutsume üles inimesi, noori, vanemaid inimesi, ka minuealiseid ja minust veel vanemaid, 20 aastat vanemad või 30 aastat vanemad, et me ei oleks enam päästebrigaad ega päästepataljon, vaid et me hakkame ennetust tegema nagu kunagi, kui turvavööd tulid kohustuslikuks. Et me julgeme öelda, et milline on suhe sinu endaga, et oled sa auditeerinud oma suhet endaga, mis seisus sa oled endaga, kus on sinu ressursid, kus on sinu väljakutsed, kus on sinu rõõm, kuidas sa taastad ennast, kuidas on lugu sinu paarisuhtega, kuidas on lugu su sõprade ja perega, et kuidas su elu täna on, olenemata, kas sa oled suhtes või ei ole suhtes. Kui tasakaalus on sinu isiku elu. Ja kui mul on paarisuhe ja partnerlussuhe, siis mu partner teeb seda sama iseendaga. Ja siis me vaatame, kuidas on see meie suhe meie vahel ja ka sellele me teeme auditit regulaarselt. Nii nagu ma raamatus kirjutan, et mina teen oma armsamaga kord aastas suhte auditit. Sellepärast, et ma tahan hoida seda suhet heal kvaliteedil. Ma ei tahaks saada üllatuslikult kõnet enda partnerilt, et me peame lahku minema, sest ma ei taha sinuga enam koos elada. Ma olen õppinud 23 aastat kestnud suhtest, et parem on iga aasta auditeerida seda suhet, mis meil töötab, mis meil on väga tugev, mis on see, milles me mõlemad peame õppima või mina enne kõik õppima, et suhtesse tuua midagi kvaliteeti sisse, mida ma näen, et on minu poolt puudulik või kasin. Ja võib-olla midagi, mida me ei ole kunagi kogenud, et mis on see 1, 2, 3 asja, mida me sellel aastal midagi täitsa põnevat uut õpime, koos teeme. Mis on unistused on, mis mul on või teisel on, et tuua see nähtavale. Et nagu me öeldakse, et rohi on ikka seal roheline, kus me kastame seda. Absoluutselt. Et mul on siuke unistus, et rohkem inimesi julgeks nõuelda kvaliteetset paarisuhet. Aga see algab sellest, et ma julgen nõuelda kvaliteetset suhet iseendaga, ma tean, kus ma olen. Julgen peeglisse vaadata, julgen emmata ennast ja siis teha need arengusammud. Mis sa oleks ühined minuga, et unistus, et iga inimene võiks hakata enda suhtega, mitte niivõrd tööle, aga et see endaga suhe on nii oluline, et seda ei saa mitte kellegi teise tööks jätta. Jah, just. Oled sa nõus sellega? Jaa, väga olen. Ja ma arvan, et mis seda ju tegelikult ka nagu boostib või loob seda maailma ja viib selle info noorteni, ongi tegelikult see, kui me sellest teemast räägime ja et sa jagad seda enda teekonda, sellepärast, et mina alguses näiteks minu kogu see enesearmastuse teekond sai tegelikult alguse Katre Kulboki enesearmastuse väljakutsest, mis tegelikult tema ju tõi mingis mõistes sellisesse Eesti teatud vanuseklassis nagu naiste massidesse üldse selle kontseptsiooni, et hakkame ennast nagu armastama ja alguses selles mõttes see oli väga lahe, see oli niimoodi, et ma võin endale lilli osta või? Okei, väga lahe, ma ei peagi ootama, et mees toob lilli, ma saan ju ise osta. Ja siis need olid nagu mingis mõistes nii lihtsad asjad, aga kui sul ei ole keegi õpetanud või sa ei ole näinud sellist eeskuju, siis sa ei tea, et seda tohib teha, et kas ma tohin olla enda vastu hea, kas see on lubatud, kas see on nagu justkui, et ootasid nagu justkui kellegi luba, aga tegelikult ootasid kellegi eeskuju. Ja siis ma arvan, et kui minu elukvaliteet on alati tõusnud, kui ma olen näinud, nii saab ka elada. Selline paarisuhe võib ka olla ja siis sul on üldse midagi, mida võtta justkui endale natuke selliseks, et sinna poole ma proovin nagu püüelda. Sellepärast, et sa lihtsalt muidu ei tea, sa elad selles omas nagu mullis on ju. Ja vaata, mida sa praegust minust välja tuua, ma tahan 2 asja lihtsalt nagu nähtavale tuua. Et kui meil ei ole seda turvalist paarisuhte mudelit, siis tegelikult mida me mudeldame, seda normaalsust, mida ma oma kodus näen. Ja see muutub normaalsuseks. Ja ma tegelikult ei teagi, et mingi teine suhe on olemas. Teine aspekt on see, kui me vaatame romantilisi filme, tohutu romantikuna, aga täna ka terapeudina pean ma ütlema, et romantilised filmid kõik panustavad üle seotud, klammerduvate armastajate filmidesse.
seal ei ole palju selliseid teadlikke enda mina austavat paarisuhet, kus arenetakse koos, kui me näeme keerulisi vestluseid, kus me näeme ka seda, et armastust ja paigad, meil on neid, aga seal on palju sellist nii-öelda suhte sõltuvuse ilminguid, klammerdumist või siis distantset eemaldumist, et seal ei ole sellist terve paarisuhte mudeldamist filmides. Et kujutad ette nüüd, noored vaatavad neid, ütlevad, see ongi õige armastus, see näedki on selline. goals. Jah, ja see ei ole tõsi. Nii et ma saan aru, et sa siis liitud minu unistusega, et hakkame ja räägime rohkem sellest, milline see paarisuhe, millele peaks või võiks mõelda, mitte seda, milline on õige suhe. Sest kõik suhted on unikaalsed. Aga mis mind ennast inspireeris, on see, et millele mõelda, et kui mina ise hakkasin auditeerima, näiteks minu partner on tsiviilinsener ja tema ütles kohe, mis on see mudel, mille kaudu me auditeerime. Palun, et ma olen nõus suga kõike rääkima, millise mudeli alusel. Mis on need indikaatorid, mida me mõõdame? Jah, et ei, aga mitte indikaatorid ise ka, aga mis on need teemad, mis aitaks meid vaadelda suhte erinevaid aspekte, pigem see oli see väljakutse, et mille kaudu me siis teeme seda ja tõesti ma kasutan Gottmanite suhtemaja mudelit, see on hästi selge, see on lihtne, see on hästi praktiline ja see võimaldab läbi käia meil erinevad teemad, nagu usaldus ja pühendumus. 2 teemat, mida väga paljud paarid kunagi ei aruta omavahel. Või et see esimene küsimus juba mitte see, et kuidas me paneme suhte tööle, ei ole oluline küsimus. Esimene küsimus on, kas ma peaksin olema selles suhtes. Kas me tahame? Valin, ja mitte me, vaid et kas mina valin olla selle mehe või naisega selles suhtes. Sest väga sageli suhted juhtuvad. Ja enne kui ma arugi saan, me oleme juba loonud mingisuguse asja ja siis me ühel hetkel, meil on vist mingi suhe siin, et juba asjad kujunevad. Selle asemel küsida, või siis, et kui meil juba asjad kujunevad armumise faasis, eks ole, siis millal on see hetk, kus me küsime endalt, enne kui ma küsin teisele, kas mina tahan olla selles suhtes. Mille poolest see kaasle mulle nii väga meeldib, milline väärtussüsteemist ta elab, kas me elustiilid võiksid sobida siin kohal, et võtta see korralt, see paus endale, kas see suhe on see, sest ma võtan vastutuse endale. Et see on teadlik valik. Jah, et ma valin selle suhte ja siis selle suhte kaudu ma valin ka selle pühendumuse ja siis ma valin selle usalduse ja me räägime, mis see tähendab. Ja siis me hakkame vaatama, milline see maailmakaart meil välja näeb, millised meie vajadused on, millised meie prioriteedid on, kuidas me maailma näeme üldse teineteisel, kuidas me lähedust hoiame, kuidas me mõistame emotsionaalset lähedust, seksuaalset lähedust, kuidas me jagame imetlust, milline perspektiiv meil on, kas me koju tulles näägutame teineteise kallal või koju tulles, kui keegi on ka midagi unustanud, sest et ei ole midagi kallis, et juhtub ja ma teen seda ise või teen, et millise suhte perspektiiviga me oleme, kas see on kriitiline, halvustav, etteheiteid loov või see on pigem suuremeelne, lahke, positiivne, hoidev. Kuidas me konflikte oleme õppinud lahendama? Et kas me oleme õppinud turvaliselt lahendama konflikte, mis me ei peida ära neid vaiba alla. Ja siin ka üleskutse, et kas sina oled näinud kunagi, kuidas turvaliselt konflikti õpitakse lahendama või kas oled näinud, keegi mudeldab sul turvalist konflikti lahendamist, et ollakse erimeelt ja siis lahendatakse konflikti ja saadakse jällegi ühendusse. Sa näed, et seal on tekkinud rõõm, mitte see, et on lasteaias õpetatud meile selgeks, tuleb vabandada ja edasi elada, mitte lähti rääkida. Ja seal on veel teemad, eks ole, et kuidas me unistusi toetame teineteisele, kas meil on ühised unistused, on meil erinevad unistused. Ma näen paljud täiskasvanud unustavad unistamise või siis kuidas me loome ühiseid välestusi ja väärtuseid. Me tuleme tagasi jälle maja vundamendi juurde. Kujutad ette, kui sa iga aasta, täna oma armsamaga näiteks, iga aasta teeksid sellise suhteauditi nädala lõppu, kus auditeerid ise ennast ja auditeerid endaks kõige olulisemat suhet peale ise enda suhte. Oma armastussuhet, sest see on suhe, kus meil tekib energia, kus on see puhkepaik, kus me saame puhata, kus meil tekib see loovus. Kujutad ette? Ma väga kujutan ette, ma arvan, et see oleks väga lahe ja väga selles mõistes avardav ja ma arvan, et kui ongi see, et sa oled sellises paari suhtes, kus mõlemal ongi huvi seda teha ja see on nende väärtuste ja prioriteetide listis niivõrd oluline, et sinu jaoks on paari suhe sama oluline kui minu jaoks.
ja siis ongi see, et siis sina tahad vabatahtlikult tulla ja mina tahan vabatahtlikult tulla ja siis me saamegi küsida, et kas sina tahad selles suhtes olla, kas mina tahan selles suhtes olla ja kui me jõuame seal vastuseni, et me tahame, on ju, sina tahad, mina tahan, et siis me saame hakata seal neid asju vaatama ja minu arust selle konflikti lahenduse osas, mida mina õppisin ka üsna nagu hilja selles oma pikaajalises suhtes, oli see, et me võime ka olla erineval arvamusel, et kuidagi, kui sa oled äreva kiindumusstiiliga, siis igasugune erinev arvamus justkui ohustab seda meiet. Ja siis on see, et kas ma pean nüüd valima, et ma tulen sinu poolele või ma kogu väest proovin tirida sind enda poolele. Aga seda, et me võiksime jääda mina eristusvõimesse, et sina võid olla ühel arvamusel ja mina võin olla ühel arvamusel ja kas see asi, mille üle me vaidleme, on niivõrd oluline, et see päriselt on mingi väga suur väärtuste konflikt, mis ohustab meie suhte jätkamist või on see selline asi, millel me võimegi olla erineval arvamusel ja see võib jätkuvalt olla turvaline kogemus. Et selle ma õppisin ka nagu hiljem oma elus ära, kui ma juba olin aastaid olnud erinevates paarisuhetes ja siis see andis nii palju sellise vabastuse, kus jälle need projektsioonid langevad ja ma saan näha sind kui lihtsalt ühte inimest, sest ma arvan, et me nii tihti oma paarisuhetes panemegi sinna neid isa ja ema projektsioone, igasuguseid, et see on see kõige suurem arengutandem, on see paarisuhte konteiner, on ju, et siis just see, et ma näeksin päriselt sind, aga selleks, et ma näeksin sind, ma pean lubama endal olla mina, siis ma luban ka sul olla sina. Nii ilus. Vaata see, nii nagu sina ütlesid, et sinu küpsuseksam anti selle raamatuga, eks ole, siis me anname ka küpsuseksami ikkagi oma suhetes, et meie paarisuhe õpetab meid suhtes olemist. Küpsuseksami anname ikka oma vanemate suunal. Kui me suudame neist eristuda ja täiskasvanuks lõpuks saada, siis me oleme küpsed ka olema paari suhtes selle iseendana. Nõus. Et see on nagu selles mõttes mulle nagu ikkagi meeldetuletus, et see küps täiskasvanu on üks ilus kingitus iseendale. Ja, kes saab lubada olla armastatud ja ehe ja hirmul ja haavatav ja sirutada siis sinna poole, kus ta liikumas on. Ja siis sa suudad näha ka oma vanemaid lihtsalt niimoodi, et sa oled selline inimene, et kuna sina ei ole teadnud oma vanemaid kunagi, kes nad olid enne sind, siis sa mitte kunagi ei ole näinud neid lihtsalt inimestena, vaid sa oled näinud neid oma ema ja oma isana ja see toob nii palju mingeid asju sinna vahele, et siis korra vaadata kõrvalt ja olla niimoodi, et sa oled selline inimene, et mul lööb nagu pildi selgeks, aga see nõuab just seda, et me vaataksime sinna, mis on kunagi juhtunud ja seda oma sisemist last õpiksime ise hoidma läbi nende kogemuste ja tunnistama seda, et ükski inimene ei ole täiuslik, seega ei saa ka olla meie vanemad. Et ma luban oma emal ja isal olla inimesed. Nii tore ja selle ütlusega mul on erakordselt suur rõõm, et sa olid minuga. Ja mul on nii suur usk uude põlvkonda, et ma tõesti usun, et meie tänased noored, kes on 20-ndates ja need, kes veel sirguvad 20-ndatesse, on palju teadlikumad ja julgemad ja selgemad oma teadmistes ja valikutes. Ja see energia ja see elu pulbitsemine sinu sees on lihtsalt nii äge, et ma olen tõesti tänulik, et sa tulid ja sa andsid mulle võimaluse sellist vestlust pidada ja hea kuulaja, vaataja, kui ka sulle tundub, et või mitte kas, ma loodan siiralt, et see, mida me Stellaga siin omavahel arutasime, sul on kindlasti oma elus keegi, kes vajab antud saate kuulamist või nägemist või selle julguse saamist või selle sirutuse tegemist. Et siis tee sina see sirutus, see kingitus sellele inimesele ja saada talle link ja usu, sellest juhtuvad uued asjad. See on see, mida me teineteisele teeme, et me inspireerime ja inspireerume. Ja sina olid küll suureks inspiratsiooniks mulle ja ma vaatan suure tänutundega, et mul oli võimalik sinuga vestelda, mõtiskleda teemadel, mis on erakordselt olulised. Kuidas olla kontaktis endaga ja kuidas luua seda maailma enda ümber, mis on tähendusrikas. Absoluutselt, aitäh kutsumast. Mina ise mõtlen, et selliselt veedetud aeg ei ole mitte kunagi raisatud aeg, vaid see on üks kõige kvaliteetsemaid asju, mida me saame teha. Et kui minu sõnadest ja sinu sõnadest täna keegi
teeb mõne valiku oma elus teisiti või teadvustab endale midagi või astub sammu edasi, et teha oma elukvaliteet paremaks ja iseendale lähemale tuua, siis issand, siis on meie töö ju absoluutselt seda väärt. Isegi kui see on ainult üks inimene. Isegi siis, kui see on ainult üks inimene. Aitäh sulle! Hea kuulaja, vaataja, selline see saade sai. Rääkisime olulistel teemadel iseendaks sirgumisest, endale lähemale tulemisest, ka julgetest valikutest ja ka julgusest lubada tundeid tunda ja ka mida haavatavus päriselt tähendab. Olid meiega. Aitäh kuulamast, vaatamast. Mina Lilian Saage ja näeme taas 2 nädala pärast. Ootan juba põnevusega.